Tere tulemast veebiseminarile 12 olulist asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma. Minu nimi on Roland Toko, olen Eduakadeemia üks asutajatest ja raamatu 12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma ja ka samanimelise online kursuse autor. Ja mul on väga hea meel, see on üks minu lemmikteemasid, see 12 asja, sellepärast, et see on minu jaoks väga-väga südamelähendane ja ma luban, et see saab olema ka sinu jaoks üks väga eriline veebiseminar, kus sa saad mitmeid väärtuslikke nõuandeid, mida sa saad kohe praktikasse rakendada ja mis võivad muuta sinu elu. Nii et vaatame, kas ma suudan oma ütlustele vastavalt ka sisu anda. Igal juhul täna millest juttu, räägime sellest 12 erinevast oluliselt eluvaldkonnast, mis siin all peidus on ja räägime siis praktiliselt ehk, et annan sulle mõningad praktilised nõuanded igas selles valdkonnas ja juttu ka sellest, et kuidas luua selline elu, mis inspireerib nii sind ennast kui ka teisi ja kuidas tagasi löökidest üle saada. Ja terve hulk teisi asju ka loomulikult. Veebiseminari lõpus me loosime välja ka ühe selle raamatu, siis ühe online kursuse ja teadlikult õnnelik mina 3 kuu liikmelisuse ja tegelikult mul on kohe küsimus, et paljudest on lugenud seda raamatut 12 asja, mida koolis ei õpetatud. Kui sa oled lugenud, siis ole hea, anna kommentaaris märku, et sa oled seda teinud ja kuidas see sinu jaoks oli, võid ka mõne sõna kommentaariga selle kohta jagada. Igal juhul mul on sulle ka selline küsimus veel, et oled sa vahel omandanud oma elus mõne teadmise ja see on sinu jaoks võtnud terve hulga aega, kulutanud väga palju raha ja sa oled tagantjärgi mõelnud, et huvitav, miks mulle keegi seda varem ei õpetanud, miks mulle mitte keegi sellest mitte midagi varem ei rääkinud, näiteks juba koolis või kus iganes mujal, ülikoolis ja sa oled siiamaani nii-öelda sellises aastuses nii-öelda, et miks ma pidin nii palju aega ja raha kulutama, et ma tean, et ma olen ise erinevate nende eluteemade, erinevate eluvaldkondadega seda teinud, ühel hetkel avastanud ja mõelnud, et huvitav, et kuidas alles nüüd minuni jõudis. Ja teine asi oli see, et kui me seda raamatut 12 asja kokku panin, siis me enne seda tegime ühe hästi mahuka küsitluse, kus me saime ligi üle 1500 vastuse. Ja mis sealt välja tuli, on see, et väga paljud inimesed tõid nii-öelda, kui võtta kogu see küsitlus kokku, siis ühe lausena, siis see kõlas midagi sellist, et ma olen pidanud kulutama meeletult palju aega, raha, et mingid teadmisi õppida ja omandada nii-öelda siis oma vigade läbi, kuigi oleks võinud meeletult raha ja aega säästa ja saada need teadmised juba varem. Ehk et kõik need eluvaldkonnad ühel või teisel määral on väga-väga olulised ja samas meile tänases, ütleme siis, tavapärases koolisüsteemis, vähemalt siis, kui mina, sellepärast ma panin siia õpetatud, võib-olla juba mõnes koolis tänapäeval õpetatakse, aga minu jaoks vähemalt enamgi neid teemasid ei õpetatud. Ja sa võid jagada ise ka kommentaaris, mis on mõni teema, mis sul on selline olnud, et mõelnud, et mis mõttes, kuidas ma nüüd alles sellest teada sain, miks mulle keegi sellest varem ei rääkinud, kuidas see võimalik on, et kui sul on mõni selline teema, siis anna kommentaaris märku, oleks huvitav kuulda näha. Ja kuidas elus hakkama saada, ma näen, on siin keegi öelnud, et koolis ei õpetatud, osad sinna kirjutavad raamatu kohta, olen lugenud, super hea, keegi küsib, et mis raamat 12 asja, mida koolis ei õpetatud ja nii, armastuse 5 keelt, just see on väga oluline teema, finantsid, säästmine, kõik kogemused, okei, väga hea. Et anna julgelt märku veel, et mis on inimeste 6 põhivajadust ja väga oluline suur lai teema. Nii, aga lähme siit nende teemade juurde ja tegelikult võib-olla veel sellist natukene eellugu anda, siis kus see nii-öelda selline see teema ja see raamatu kogu see asi alguse sai, et kui ma käisin kunagi ühel koolitusel, kus ma sain USAs, kus ma sain teada seda, et inglise keeles sõna education pärineb sellisest ladinakeelsest sõnast nagu edus, mis tähendab siis
potentsiaali välja tooma. Ehk et tegelikult siis on ju hariduse definitsioon peaks kui justkui selle põhjal olema see, et tuua inimestest tema nii-öelda sellist olemasolevat potentsiaali välja. Mina koolis ei tundnud seda, et minu potentsiaali oleks välja toodud ja tegelikult kui ma kooli lõpetasin, siis minust oligi saanud selline keskmine noor eestlane, kes ei teadnud, mida ma oma elus tahan, ma ei teadnud, mis on minu tugevused, mis on minu kirge kutsumus, mis mul hästi välja tuleb, mul ei olnud absoluutselt mingit enesekindlust, ma kartsin suhelda, ma ei julgenud avada suud rohkem kui 3 inimese ees, kaamera ees ma olin, seal ei tulnud üldse mul midagi suust välja, mul ei olnud mingit kontakte, ja nii edasi. Tõenäoliselt sa nii-öelda seostad ennast sellega, et enamikelt kooliõpilastelt ja lõpetajatelt täna küsida, et mida sa oma elus edasi tahad teha või mis on sinu teema, siis enamike vastus on, ma ei tea. Ja mina olin täpselt üks nendest ja ma läksin õppima ülikooli midagi sellist, mis ei ole absoluutselt minu teema, läksin majandusõigust õppima 180 kraadi minu olemusest. Läksin seda tegema sellepärast, et keegi teine soovitas. Arvas, et see võiks mulle hea olla ja vajalik, läheb kunagi elus vaja, kindlasti, aga mitte, et ma ise seda peaks tegema. Ja siis ma olin sellises seisus, kus samamoodi tervisega oli mul üksjagu probleeme, mul näonahaga meeletu probleem, mis loomulikult enesekindlusele väga kaasa ei aidanud, võttis seda veelgi alla, eriti julgen ma suhelda vastassugu-poolega ja nii edasi. Ja tegelikult minu jaoks selline suurem elumuutus toimus siis, kui ma avastasin 23-aastaselt ühe raamatu. Minu jaoks see esimene raamat, mis mind sellisele enesearengu lainele tõi, oli Rikas isa, vaene isa Robert Kiyosaki poolt. Ja tegelikult sealt läks käima selline nii-öelda nagu samm-sammuline enda arendamine. Ma hakkasin veelgi raamatuid lugema, ma hakkasin osalema koolitustel ja ma hakkasin erinevates eluvaldkondades järjest edasi liikuma. Ja need 12 teemat, mida ma siin jagan täna sinuga, on kõik sellised teemad, milles ma ühel hetkel olin seisus, kus asjad olid halvasti. Ja täna ma saaks öelda, et enamikas nendes valdkondades on seis märkimisväärselt paranenud. Ma ei saa öelda, et ma olen kõikides nendes eluvaldkondades maailma parim ja super äge ja kõik on ülihästi kogu aeg, aga võrreldes sellega, kus ma olin, on nagu märkimisväärne edasiliikumine toimunud. Ja sellel hetkel, kui ma neid nii-öelda erinevaid eluteemasid omandasin, ma sain ühel hetkel aru, et ma tahaks seda kuidagi teistele ka edasi anda. Ja kui ma sain teada, et selline hariduse tegelik definitsioon peaks olema potentsiaali väljatoomine, siis tegelikult kuidagi sellest tuli mulle selline tahtmine ja soov, et peaks midagi ära tegema Eestis päriselt ka ja siis sai loodud selline asi nagu Edu Akadeemia, küll enne seda veel mitte selle nimega, lihtsalt sai tehtud erinevaid koolitusi ja siis ühel hetkel ka Edu Akadeemia nime alt ja meie missiooniks ongi see, mis peaks hariduse definitsioon olema, et tuua inimeste tegeliku potentsiaali välja. Ja see on hästi palju mind innustanud ja kandnud kõiki neid tegemisi ja neid veebiseminari ja kas või täna, kui ma seda veebiseminari alustasin, ma korraks mõtlesin, miks ma seda teen. Ma teen seda selleks, et ma tean, et siin on terve hulk inimesi, kelle jaoks see võib olla päriselt elu muutev. See üks nõuanne, see üks mõte, mis avab mingis eluvaldkonnas täiesti uue maailma või uued sammud ja see võib anda midagi sellist, mis andis tõuke mulle kunagi. Ja mis on täielikult minu elu muutnud. Täna, kui ma vaatan 12 aastat tagasi või rohkemgi ja oma tänast elu, siis see kunagine mina ei suudaks uskuda, kus ma täna olen. Korraldanud Eesti läbi aegade suurima koolituse, andnud välja 2 raamatut, muusikaalbumi, esinenud erinevate maailmakuulsate tegijatega suurtel lavadel, mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides, asutanud ettevõtteid erinevate inimestega, mitmeid ja nii edasi ja need kontaktid, kes mul täna on, kellega ma suhtlen, kellega mul kontakti olen saanud rahvusvahelisel tasandil, see on täiesti minu jaoks siiamaani uskumatu. Aga see on kõik olnud tänu sellele, et ma olen teadlikult tegutsenud ja neid erinevaid eluvaldkondi arendanud. Ehk et mul on sulle nüüd küsimus, kas sina oled valmis vähemalt nendes 1-12 eluvaldkonnas, mida ma sinuga jagan, ka tegema samme, sest et mul ei ole mõtet muidu neid jagada, kui sina ei ole valmis pühenduma ja neid samme tegema, et oma elus edasi liikuda. Kas sa oled valmis oma elus võtma vastutuse ja
tegema praktilisi samme, et oma elus edasi liikuda. Kui sa oled, siis kirjuta lihtsalt kommentaari, jah, olen valmis ja siis ma tean, et meil on siin inimesed, kes on õiges kohas, õigel ajal ja kellele ma saan edasi anda neid vajalikke teadmisi, sest muidu ei ole ju mõtet neid jagada, kui keegi neid ei rakenda. Aga ma näen juba, et tuleb terve hulk kommentaare sisse, et jaa, loomulikult olen valmis, suurepärane. Aga siis lähme teemade juurde, et need 12 teemat on siis nii raamatus kui ka online kursuses ja tegelikult teadlikult õnnelik mina kogukonnaga ka igakuiselt sisuliselt kõiki neid teemasid ühel või teisel moel katame. Nii et olen täielikult pühendunud, et neid teemasid edasi anda. Aga esimene, mis on siis tegelikult järjekord siin on natuke erinev, aga ma võin ka jagada seda, et millised on siis ka küsitluses, mis me tegime kunagi, mis kõige populaarsemad välja tuli. Sest number 1 on see, mis oli ülekaalukalt number 1 ka küsitluses, ehk 71% inimestest arvas, et see oli just see teema ja kõige rohkem siis, et see oli see teema, mida oleks võinud koolis õpetada. Ütle, kuidas sinul sellega oli, aga kirg ja kutsumus. Kas sina said miskit teada selle kohta koolis? Sa ei pea sellele vastama. Igal juhul minu kogemus, minu selline siis elu oli selline, kus kool siis minu selliseid olemusi pigem nagu siis mitte ei toonud esile, vaid veidi tegi vastupidist. Ja ma toon lihtsalt paar näidet, et minu jaoks üks asi, või 2 asja, mis on sellised, ma saaks täna öelda, et on minu tugevused, on ühelt poolt on inimestega koostöö tegemine ja teiselt poolt siis on inimestega kontakti loomine, et ma olen suutnud luua väga paljude maailmakuulsate tegijatega väga head suhted ja nii edasi. Aga kui võelda seda, et kuidas neid asju koolis nimetati, siis esiteks, kui sa head koostööd tegid, siis eriti tunni ajal või mõne kontrolltöö ajal, siis kuidas seda nimetatakse, kui sa oled koostöös väga hea maha tegemine on ju, või kõik need muud halvad asjad on ju. Ja teine asi siis on ju, et kui sa oled hea kontaktilooja ja kui sa seda näiteks tunni ajal teed, siis mis see on? Vahele segamine on ju, või mis iganes muu asi on ju, saad veel halvad hinded käitumises ja kõik nii edasi. Aga mina olin selline eeskujulik õpilane ja võtsin kiiresti õppust ja ma sain kiiresti aru, et need on halvad asjad, et koostöö ja teistega kontakti loomine, need on halvad asjad. Ja ma nii palju nagu julge ei olnud, et seal kuidagi seda pidevalt teha, et mind ukse taha otseselt ei saada, et kuigi võib-olla juhtus ka seda. Aga igal juhul ma sain kiiresti aru, et need on halvad asjad ja kui ma siis kooli lõpetasin, siis oligi minu jaoks, et nende asjadega ma ju küll midagi tegemist ei tahaks teha. Ja ma mõtlesin, et aga mul kuidagi numbrid olid ka enam-vähem, ma sain nagu koolis hakkama ja siis kuidagi jõudsingi majandusõigust õppima, mis on 180 kraadi minu olemusest ja mis siis selles valdkonnas võib-olla minu jaoks terve hulk asju loomulikult, mis on nagu olulised, mis mind aitas ühel hetkel selleni, et ma täna väga selgelt tean, mis mu tugevused ja kirg ja kutsumus on. Aga üks asi loomulikult see, et hästi palju erinevaid asju ma proovisin, kui ma enesearenguga hakkasin tegelema, ma hakkasin katsetama igasuguseid erinevaid asju. Ma isegi poliitikasse proovisin, sain üsna kiiresti aru, et see ei ole minu teema. Siis erinevaid muusikasündmuste korraldamised, siis koolitused on ju, esinemised ja sporti ma tegin, jalgpalli mängisin väga pikalt ja nii edasi. Erinevaid asju olen elus proovinud ja väga palju see on aidanud kaasa aru saama. Isegi raamatupidamist tegin mingi aeg, mis on jällegi selline asi, mida ma ausalt pean tunnistama endasuguse olemusega inimest ei võtaks kindlasti raamatupidajaks. Ei ole piisavalt selline täpne ja järjepidev, et seda teemat teha, aga näed, ühel hetkel tundus, et aga numbrid ju võiks ju ka olla täitsa teema. Ja kõik need asjad tegelikult on ühte või teistmoodi õpetanud ja näidanud ja suunanud mind. Ehk et tegelikult on hästi oluline ka vaadata nendes valdkondades, mida sa teed või isegi kui need asjad ei kõneta sind nii väga, siis püüda leida, mis on need teemad seal, mis sind tegelikult huvi pakuvad. Ehk et ma ei tea, näiteks raamatupidamise puhul ma sain ühel hetkel aru, et mul oli väga põnev see, kui me võtsime näiteks kasutusele uue raamatupidamisprogrammi ja sinna tuli üle minna ja siis oli hästi põnev, ma pidin uuele platvormile kõik asjad üle panema ja see hästi kiiresti oli vaja seda loomulikult ja siis oli hullult põnev.
ja tegelikult kui ma saan aru, et ma täna seda teen pidevalt läbi selle, et kui meil tulevad näiteks uued koolitused välja või uus raamat välja või mis iganes uus sündmus, siis ma samamoodi nii-öelda neid nimetatakse siis launch ideks või lansseerimisteks, et siis tegelikult see on see, mis mind seal nagu põnevust tekitas. Ehk et sa võid ka vaadata oma elus, et kui sul täna võib-olla ei ole selline töö või tegemine, mida sa tõeliselt naudiks, siis mis on need jupid, mida sa tegelikult naudid. Ja võib-olla üks asi, mis aitab sellele veel kaasa, on selline, on 3 küsimust, mida endalt küsida, mida ma küsisin endalt ja tegelikult ma sain aru, 2013 aastal, siis tänaseks on ju siis 8 aastat tagasi, oli olukord, kus ma tundsin, et justkui on juba asjad nagu päris hästi, aga midagi on puudu. Ja mäletan, et aasta hiljem ma vaatasin, et huvitav, mis nüüd toimunud on, et kuidagi jube palju erinevaid võimalusi tuleb mu ellu ja asjad kuidagi liiguvad oluliselt paremini ja sujuvamalt kui enne. Ja mõtlesin, et mis on selles erinev. Ja siis ma võtsin selleks sama need 3 küsimust ja ma vaatasin neid vastused, mis ma olin pannud. Ja ma sain aru, et ühele küsimusele, mis on see kõige olulisem nendest 3-st, ma olin vastanud sellised vastused või ma olin pannud kirja sellised asjad, mida ma olin viimasel aastal kõige rohkem teinud. Ja siis ma sain aru, et okei, sellepärast ma olengi kuidagi ennast paremini tundnud ja võimalusi on rohkem tulnud ja nii edasi. Ja kindlasti saaks teada, mis need 3 küsimust on. Ja kohe sa need saad. Esimene küsimus, mida endalt küsida, pane endale kirja, on see, et mida ma armastan teha. Mis on need asjad, mida ma armastan teha? Ja sa võid anda ka kommentaaris märku, et mis on sinu jaoks mõned sellised asjad, mida sa armastad teha, mis sulle väga-väga-väga meeldib teha, sa tõeliselt naudid seda. Teine asi on see, et pane kirja need asjad, milles sa oled hea. Milles sa oled hea. Ja need ei pruugi olla samad asjad, mida sa tõeliselt armastad. Ehk et ma toon näite. Minu puhul üks asi, mida ma saan pidada, milles ma saan heaks pidada, on kirjutamine. Ma olen väga heaks saanud kirjutamises ja üks põhjus on selles, et ma olen lihtsalt väga-väga palju seda harjutanud. Pidevalt igasuguseid kirju, raamatud ja igasugused artikleid ja nii edasi. Olen kirjutanud ja tänu sellele on mul see kirjutamisoskus saanud vägagi heaks. Küll aga ma pean tunnistama, et ma seda kirjutamist ennast tegevusena ei naudi üldse nii palju kui näiteks kõnelemist. Ja ühel hetkel ma sain sellest aru ja siis mulle jõudis, et tegelikult see ei ole üldse nii nauditav tegevus, et kui ma saan valida, siis ma pigem kõnelen. Ja tegelikult mõtle siis enda jaoks ka, et mis on need tegevused võib-olla, milles sa oled hea, võib-olla lihtsalt ka sellepärast, et sa oled ennast harjutanud heaks, sa oled pidanud seda tegema tööalaselt või mis iganes muul moel. Ja 3. küsimus on siis see, et mis on need asjad, mida sa teeksid ka tasuta. Et pane kirja need asjad või pane see küsimus kõigepealt, mis on need asjad, mida sa teeksid ka tasuta ja siis loomulikult sa võid ka kommentaaris jällegist neid märku anda, et ma näen siin terve hulga juba erinevaid vastuseid. Aga siis jah, et mis on tegevused, mida sa armastad, milles sa oled hea ja mida sa teeksid ka tasuta. Ja nende 3 küsimuse puhul on see, et paljudes võivad olla asju, mis kattuvad. Ja tegelikult esimesed 2 küsimust on suuresti selleks, et sa saaksid oma mõtte liikuma. Ja see võlu ja võti tegelikult peitub selles 3. küsimuses, mida sa teeksid tasuta, ehk mis on sellised tegevused, mille tegemise puhul sul ajataju kaob täiesti ära. Sa lihtsalt teed ja ühel hetkel vaatad, et mis mõttes 2 tundi on mööda, mulle tundus, et ma olen 10 minutit seda teinud või mis iganes muu asi, mis on sul selline tegevus, millel täielikult kaob ajataju ära ja sa meeletult naudid seda. Ja minu jaoks näiteks üks asi on kõnelemine, teine asi on kitarrimäng ja laulmine. Nende puhul ka ma mäletan juba aegu tagasi, kui ma muidugi mingi aeg laulmisega ma alustasin alles 5 aastat tagasi, aga ka enne seda kitarrimänguga oli kordi ja kordi, kus ma lihtsalt ajataju kadus ära, eriti kui oli mõni keegi, kes veel laulis, siis võisin seda nii-öelda lõputult teha. Ja mis selle 3. küsimuse juures oluline ongi see, et nüüd leida võimalusi, kus sa saad rohkem seda teha ja ühel hetkel mitte siis ainult tasuta, vaid kuidas sa saad ka teha seda niimoodi, et sa selle eest tasu saad. Sest kui ma vaatan seda, et ma ühel aastal oli seis, kus ma tundsin, et midagi on puudu ja aasta hiljem oli seis, kus ma nägin, et oluliselt rohkem võimalusi minu ellu tuli ja kuidagi asjad liikusid, siis ma sain aru seda, et ma olin teinud just neid asju, mis ma olin kirja pannud sinna, mida ma teeksin ka tasuta. Ehk et ma olin oluliselt rohkem suhelnud inimestega, ma olin teinud koostööd, ma olin teinud rohkem sellist koolitamise teemasid ja inimesi
harinud, õpetanud ja nii edasi. Ja et need olid nii-öelda läbivad asjad, mida ma olin selle aasta jooksul hästi palju teinud. Ja see tõi nii-öelda sellist veelgi rohkem sellist võimalust ja veelgi rohkem seda energiat, kus ma olin ise heas olemises, heas tundes ja see tõi minuni ka võimalusi, see tõi ka teistel inimestel nii-öelda soovi ja tahtmise midagi minuga koos teha. Nii et sellest üks olulisemaid asju siis, et mis on see asi, mida sa teeksid ka tasuta, pane endale need kirja ja siis leia võimalusi, kuidas sa saad neid tegema hakata. Ja näen siin ka terve hulga inimeste vastuseid, et ennast arendada, jalutamine looduses, lugemine, kogemus nõustaja meeldib olla looduses, seiklemine, küpsetamine, nokitseda, käsitöö, inspireerivad raamatud lugeda ja nii edasi. Väga hea, väga hea. Aga lähme siit edasi, sest et tegelikult üks asi, mis tihtilugu on see, et aga kui ma nüüd leian üles selle asja, mida ma tõeliselt armastan või mida mul väga hästi välja tuleb ja mida ma teeksin tasuta, et eriti ideaalne, kui kõik need 3 veel kokku tulevad, on ju. Aga kuidas ma sellest ära elan või see on ju minu jaoks hobi, on ju mingisugune, ma ei tea, muusika või laulmine või kirjutamine, et see on ju minu jaoks hobi, et sellest ma kuidagi ennast ära ei elata või lihtsalt eneseareng üldiselt on hobi, et minu jaoks väga pikka aega oli suur hobi, et ma arendasin ennast igal võimalusel. Ja teine teema tegelikult, mis ma välja toon siin, on ettevõtlus. Ja ma siin ei ütle seda, et kõik inimesed peaksid hakkama ettevõtjaks. Küll aga, mis ma siiralt usun, on see, et selline ettevõtlikkus igas eluvaldkonnas, igal inimesel, ükskõik kas ta on palgatöötaja või mitte, see kulub ära ja see on vajalik. Ja kuidas sellest võib-olla nagu mõelda enda jaoks, et kuidas sellest nii-öelda igaühel saaks kasu olla, on üks asi, mis on see, et kui sa mõtled näiteks selle oma asja peale või mõne asja peale, mis sul on kirjas selles, et mida sa teeksid ka tasuta, siis näiteks kui me tuleme tagasi, võtame aasta aega tagasi, algas kogu see pandeemia möll, on ju, läksid siin terved asjad läksid lukku, on ju, riik läks lukku ja kõike midagi, paljud ettevõtted läksid kinni üldse, on ju, ei saanud paljusid tegevusi üldse teha, siis minu jaoks ka esimene küsimus ja selline mõte oli, et nagu natuke hirm tuli peale, et mis nüüd saab ja nii edasi. Aga sellel hetkel, kui ma nagu siiralt ja sügavalt nii-öelda vaatasin enda sisse ja mõtlesin, et okei, et kui ma ei keskendu ise endale, vaid ma mõtlen sellele, et kuidas nende teadmiste ja oskustega, mis mul on täna, kuidas mina saan midagi kasulikku teha, kuidas mina saan midagi anda selles tänases olukorras, siis mu selline sisemine tunne muutus täielikult ja ma hakkasin kohe nägema, okei, ma olen juba alates 2014. aastast teinud selliseid virtuaalseid sündmuseid ja inimesed hakkasid küsima ka kusjuures minu käest, et Roland, kuidas nii-öelda teha mingisuguseid veebiseminare ja online kursuseid ja nii edasi. Ja ma kohe tuli selle mõtte peale, et okei, et ma saan anda edasi neid teadmisi, et kuidas seda teha. Ja selle juures ma saan ikkagi teha neid asju, mida ma teeksin tasuta ehk et inimeste kõnelemine, mingite oma teadmiste jagamine ja eneseareng selle juures. Ja niipea, kui ma seda hakkasin tegema, siis selline sisemine tunne muutus ja hakkasid ka jällegi erinevad võimalused tulema. Ma tegin online kursuse veel selle teema osas, online esinemise ABC ja ühesõnaga kogu see asi läks nii-öelda oluliselt paremini liikuma. Ehk et sinu jaoks ka küsimus, mida sa saad küsida oma selle nii-öelda teemade osas, mida sa tunned, et sa teeksid hea meelega tasuta, on see, et kuidas sa saad sellega kellelegi mingit väärtust luua, kuidas sa saad sellega olla kasulik ja kellele sa saad kasulik olla. Ja kui sa leiad mingi hea viisi või sa lahendad sellega ära mingi probleemi, mis on laiem probleem, siis on täiesti võimalik see, et sa võid alustada ettevõttega ja seda läbi ettevõtluse tegema hakata. Ehk et minu jaoks oli see, et ma nägin, et probleem on see, et koolis, hariduse definitsioon peaks olema see, et tuua välja inimese tegelik potentsiaal, aga väga vähesed organisatsioonid seda teevad. Minu eesmärk ja soov oli see turule tuua, ehk et tuua võimalikult palju siis maailma parimaid koolitajaid, nende teadmisi, samamoodi erinevate Eesti parimate tegijate teadmisi inimesteni tuua ja me hakkasime tegema ka selliseid asju nagu veebiseminare, mis täna on asjad, mida kõik teevad, aga 2014 aasta, kui me alustasime, siis me olime Eestis sisuliselt esimesed, kes selle Eestisse tõid ja tegelikult selle juurde tulebki üks nii-öelda lisanüanss ka, et kui rääkida sellisest ettevõtlusest või ettevõtlikkusest, siis hästi oluline asi on selline asi nagu innovatsioon. Ja mida ma selle all mõtlen, on see,
innovatsioon siis, et sa lood väärtust inimestele mingisuguses uuel kujul. Ehk et kui on tavapäraselt tehtud mingit ühtemoodi, siis sina tood midagi uut juurde. Ehk et näiteks me alustasime neid veebiseminare ja ma olen hästi tänulik, et me alustasime seda juba 2014, sellepärast et ühelt poolt see andis selle, et kui see kogu see pandeemia möll algas, siis ma olin juba veebiseminare väga-väga palju teinud ja teine asi on see, et kui me tulime eelmisel sügisel välja oma virtuaalse kogukonnaga teadlikult õnnelik mina, siis jällegi meil oli võimalus neid virtuaalseid sündmuseid järjest juurde teha ja tuua parimaid tegijaid erinevatest valdkondadest ja inimesteni neid igakuiselt erinevatel teemadel tuua. Nii et see oli ka selline jälle hea võimalus midagi teistmoodi teha, kui võib-olla täna juba turul tehti. Ja nii et mõtled, kuidas sina saad luua niisugust lisaväärtust või mingit uuel moel probleeme lahendada või midagi aidata ära teha. Ja samamoodi sa ei pea alati selleks hakkama ettevõtjaks, vaid sa võid seda teha ka läbi selle, et sa oma töökohas, kus sa töötad, pakud tööandjale välja mõne uue lähenemise, kas siis oma oskustest tulenevalt või sellest, et sa lood mingid seosed ja sa näed midagi, mida teised ei näe. Ja läbi selle võib-olla sa saad lihtsalt kõrgema palga või sa saad sellest uuest projektist mingisuguse väikse osaluse selles ettevõtte sees, on ju, mitte küll ettevõttest, aga sellest projektist saad mingi osaluse. Ehk et ka sellised asjad on võimalik ja tegelikult ongi siinkohal hästi oluline selle ettevõtluse kontekstis, et seda innovatsiooni, see peab looma mingit lisaväärtust ja uuel moel inimeste probleeme aitama lahendada. Sest et kui see on innovatsioon sellisel kujul, nagu paljud sellised leiutajad teevad, et nad leiutavad mingisugust täiesti uue vinge asja, millest mitte kellelegi kasu ei ole, siis see ei ole päris see. Sellest ei ole kasu. Nii et leia mingisugune viis, kuidas uuel moel probleeme lahendada või mingit väärtust luua ja siis on võimalik sul sellest teha oma ettevõtte või siis oma olemasolevas töökohas lisaväärtust anda ja läbi selle endale paremaid tingimusi, paremat palka ja nii edasi saada. Aga võid kommentaaris märku anda ka seda, et mis on mõni asi, mis sul tuleb endal pähe, mida sina saaksid siis innovatsioonina teha, mida sa saaksid teha teistmoodi oma tänases tegevuses või mida sa täna oma tegevuses ettevõtjana või siis oma töökohal teed teistmoodi või mida sinu tööandja teeb teistmoodi, ehk kus on see innovatsioon, ehk et hakata aru saama sellest, et kus see välja tuleb teistes kohtades, et sul oleks lihtsam teha seoseid, mida sa saad ise teha. Aga lähme siit edasi järgmise teema juurde ja see on selline asi nagu eesmärgid. Et hästi tore on ringi seigelda mööda elu ja minna kulgeda ühest kohast teise, aga kui sa ei tea, kus sa oled täna ja kui sul ei ole paigas seda punkti, kuhu sa liikuda tahad, siis see on sama hea, et sa lähed lihtsalt autoga sõitma ja sa ei tea, kuhu sa sõidad. Ja võib-olla veel hullem siis on see, et kui sa ei tea ka oma alguspunkti, et kus sa oled, siis sa lihtsalt sõidad ringi, ma ei tea kus, ja ma sõidan, ma ei tea kuhu. Ja nii et eesmärgid on nagu selleks head, et omada sihti, et kuhu edasi liikuda ja need võivad olla erinevates eluvaldkondades. Need ei pea olema kindlasti ainult rahalised, mis paljud arvavad, et peaks ikka see eesmärk olema, aga see võib olla sul väga-väga erinevates eluvaldkondades ja erinevad eesmärgid. Ja üks mõte, mis ma siinkohal tahan anda, et kuidas eesmärke vaadata või ma küsin sult niipidi, kas sa oled vahest pannud endale kirja mõne eesmärgi ja siis sa oled pannud sinna näiteks taha ka mingi kuupäeva. Selleks kuupäevaks saan nii palju raha või saan sellise asja endale või teen ära selle. Ja siis sa hakkad selle eesmärgi poole liikuma ja hakkad midagi tegema ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel sa saad aru, et sa jõudsid sisuliselt juba selle tähtajani ja sa ei ole absoluutselt edasi liikunud ja lõpuks see nii-öelda eesmärgi tähtaeg saab läbi ja sa tunned, et ma ei saa mitte midagi ligi lähedalegi sellele eesmärgile ja tekib natuke see tunne, et miks üldse nagu need eesmärke panna, kui need ei toimi. Ma tean, et ma olen ise korduvalt ja korduvalt selliseid eesmärke endale seadnud väga suuri ja siis viimasel hetkel hullult punnitan ja mööndud, mis värk on, kuidas see ei toimi ja nii edasi. Mis on üks hea viis või parem viis, millest ma ka oma raamatus ja online kursuses räägin, on see, et panna endale kirja terve rida erinevaid eesmärke. Et panna kõik asjad kirja, mis iganes vähegi pähe tulevad, väiksed ja suured asjad ja nii edasi ja siis panna sinna taha numbrid 1–10. Ehk et üks on see, kus sa näed ja tunned seda, et järgmise poole aasta jooksul sul pole mingit vähimatki võimalust, et selle ära teed. See on täiesti võimatu. Ja 10 on selline eesmärk, kus sa tunned, et
100% või 110, veel rohkem kui 100%, ma olen täiesti kindel ja veendunud, järgmise 6 kuu jooksul ma suudan selle ära teha. Ja kui sa saad endale kõik need eesmärgid kirja ja need numbrid sinna taha, siis mul on küsimus see, et mis sa arvad, millistele eesmärkidele sa võiksid keskenduda? Kas nendele, mis on seal 1 ja 2, ehk mida sa ei usu, et sa järgmise poole aasta jooksul suudad ära teha, või need, mis on seal pigem 9 ja 10, mida sa usud väga tugevalt, et sa järgmise poole aasta jooksul suudad ära teha. Mis sa arvad, kummad võiks olla need, millele suurem fookus panna, millele nii-öelda selline keskendumine ja nii-öelda millega pihta hakata? Et ma ootan ära, ma tean, et siin on väike viide sees, kui ma laivis olen inimeste kommentaarides, aga ma tahaks näha, mis on sinu vastus ja sinu mõte, kumbadele eesmärkidele peaks keskenduma. Ma näen, esimene tuli 1 ja 2, okei. Väiksemate numbritega, okei. Selle väiksemate numbritega on see teema, et vaata, kui sa paned selle väga suure eesmärgi, siis ja sa tunned, et sa seda poole aasta jooksul ei suuda ära teha, siis tõenäoliselt sa seda ka ei tee. Ja seetõttu on tegelikult on parem võtta endale esimese hooga sellised eesmärgid, mis on seal 9 ja 10. Ja miks on see, et kui sa teed selle eesmärgi ära, see võib olla midagi väikest, see võib olla lihtsalt, et sul on, ma ei tea, uusi tosse vaja või mingisugust uut telefoni hoidjat, sul võib olla ka väga väike eesmärk. Ja sa lähed ja teed selle ära, siis sa saad tähistada. Ehk et sa saad tähistada seda, yes, esimene eesmärk tehtud ja sa võtad oma nimekirjast järgmise asja, mis sul on sul jälle seal 9 ja 10. Ja sa saad sellega et sa nii-öelda, sul tuleb selline eduelamus sisse, et sa kogu aeg järjest saavutad oma eesmärke. Ja ühel hetkel, mis hakkab toimuma, on see, et need eesmärgid, mis on seal 1 või 2, liiguvad edasi 3 või 4 peale ja need, mis olid sul enne seal 6 ja 7 peal, liiguvad 8 ja 9 peale ja sa saad võtta järjest järgmiseid eesmärke. Ja loomulikult, siinkohal ma tooks ära ka selle, et igal juhul on hea, kui sul on olemas ka mõned sellised suured eesmärgid, mis sul on silmapiiril, aga sa ei võta neid nii-öelda sellisesse põhifookusesse, vaid selle asemel sa tekitad endale selliseid väiksemaid eesmärke, mis kõik viivad sammudena nende suuremate poole. Ehk et ma toon sulle ühe näite. Kui me 2014 aastal 2013 tegelikult alustasime esimeste workshopide tegemisega ja me läbi nende workshopide viisime siis Londonisse inimesi koolitustele, siis üks põhjus, miks me seda tegime, oli, et see ettevõte, kellega me koostööd tegime, kelle korraldatud sündmusele Londonis me inimesi viisime, nemad olid maailma suurim seminaride korraldaja ja ma teadsin, et kui ma nendele väärtust loon, ehk et see läheb ka siia alla, on ju, innovatsioon, kuidas ma saan väärtust luua. Kui ma nendele väärtust loon ja nendele üritustele inimesi viin, siis ühel hetkel võib mõni suur tegija Eestisse jõuda. Ja mis juhtus oli see, et me järjest kasvasime, et esimesel aastal läksime 20 inimesega Londonisse, järgmisel 125-ga ja 3. aastal juba 400 inimesega, kusjuures 8 erinevast riigist. Ja ühel hetkel siis see korraldusettevõtte omanik ütles, et aga Roland, kas äkki tahaksid Robert Kiyosaki tuua kuskile Baltikumi? Ja siis ma ütlesin, et loomulikult tahan. Eesti oleks selleks hea koht ja seda sai võimalikuks see, et me 2015 aastal tegime Eestis esmakordselt sellise suure koolituse Saku Suurhallis, kus oli 2500 inimest ja tänu sellele siis ühel hetkel tuli see, et me korraldasime Eesti läbi aegade suurima koolitusel. Aga kui ma oleks võtnud kohe selle eesmärgiks ja hakanud mõtlema, kuidas ma saan selle suurega esineja nime Eestisse, siis võib-olla ma oleks seda saanud, aga teine variant oleks olnud see, et see oleks võtnud väga palju rohkem aega ja väga palju rohkem pettumusi. Aga ma leidsin hoopis viisi, kuidas keskenduda väiksematele eesmärkidele ja panna oma fookus sellele ja ühel hetkel siis luua õigetele inimestele väärtust ja ühel hetkel mulle seda võimalust pakuti. Nii et seetõttu mu soovitus on võtta, kui paned endale need eesmärgid kirja, paned numbrid taha, võtta fookus sellele, et 9-10 olevatele eesmärkidele. Ja sa võid kohe siin kommentaaris avalikult ka välja öelda, et mis on näiteks üks asi, mis on sinul selline 100% tean, järgmise 6 kuu jooksul suudan ära teha ja pane sinna kommentaari kirja, et mis see on, mis sa võtaksid, tahad võtta fookusesse järgneva poole aasta jooksul ja loomulikult sa võid seda kiiremini saavutada ja siis võtad järgmise, aga see võiks olla selline asi, mille sa tead, et sa suudad ära teha ja sa tead, et see annab sulle sellist eduelamust ja siis tasub tähistada ka. Aga alustada ettevõtlusega load,
lastele investeerimine, väga head näited või head eesmärgid. Eneseareng on natuke lai, pane mingi konkreetsem asi, ma tahan minna sellele koolitusele või ma tahan hakata teadlikult õnnelik mina kogukonna liikmeks või tahan seda 12 asja raamatut endale, mingi konkreetne asi, et see lihtsalt eneseareng on väga-väga lai, et kuidas sa saad öelda, et sa oled selle eesmärgi täitnud, see peab olema midagi sellist, mille puhul sa saad öelda, okei, ma olen selle ära teinud. Eneseareng on elukestev, see ei saa kunagi läbi järgmise poole aastaga, et sa oled ennast arendanud maailma kõige paremaks inimeseks, tõenäoliselt ei ole võimalik. Ütleme siis maailma parimaks versiooniks iseendast, sul on alati võimalik paremaks, nii et pane mingi konkreetne asi. Aga me läheme siit edasi. Väga head näited ja keegi loen läbi raamatu 12 asja, väga hea, konkreetne ja tõenäosus, et sa suudad seda teha järgneva poole aasta jooksul on väga-väga suur. Sest ma tean inimesi, kes on lugenud selle läbi ka ühe päevaga, nii et see on kindlasti võimalik. Aga järgmine teema on suhted. Jälle väga-väga oluline teema. Suhted tegelikult laias plaanis on nii oma lähedaste inimesega, oma elukaaslasega, oma perega, oma sõpradega, ka töökaaslastega, aga räägin natukene, jagan siin ühe mõtte just lähisuhete teemadel, sest see on selline alati niisugune põnevust tekitav ja ma olen enda elus jällegi üks valdkond, kus ma väga palju sain noorena teada asju, mida mitte teha oma vanemate eeskujul ja mitte, et ma kuidagi paha või maha teeks või edasi, nad tegid enda parima oma teadmiste juures. Keegi ei õpetanud ka neid, kuidas suhetes paremini hakkama saada. Aga lihtsalt ma omandasin ka väga palju asju, mida siis ei peaks tegema ja samamoodi ka mingeid asju, mida võiks teha. Aga probleem on selles, et suhtes olles ma ei saanud ikkagist aru, et mida ma siis tegema peaks või kuidas päriselt suhet toimima panna. Ja 2 korda, kui ma oma sellise 4 aastat kestnud suhte lõppu jõudsin, teist korda, siis ma sain aru, et okei, enne ma uude suhtesse ei lähe, kui ma ei ole selle teema kohta õppinud. Ja siis ma võtsin endale sellise aasta, kus ma siis püüdsin igal võimalusel erinevates moel siis selle suhete teema kohta. Selline oluline asi, mis ma tegelikult ka teada sain, oli see, et mina läksin suhtesse väga tihti selle ootuse või sellega, et teine inimene annab mulle midagi juurde, mida mul ei ole. Eriti mingi aeg oli see, et ma tunnen, et see teine inimene annab mulle energiat juurde ja siis on mul kuidagi parem olla ja nii edasi, ma olen õnnelikum inimene. Selle eelduse selline probleemkoht on selles, et see, ma toon sellise metafoori, mida ma kuulsin siis nii-öelda oma suhete teemalisel teadmiste otsingutel ja ma täpselt ei mäleta, kes seda ütles, aga see oli hästi selline hea paralleel, et kui 2 inimest saavad kokku, kes mõlemad on natuke nagu katkised rattad, ehk et mõlemad tunnevad midagi on nagu puudu ja siis nad saavad kokku ja nad mõtlevad ja usuvad seda, et nüüd me saime üheks terveks rattaks, kahekesi koos me moodustame terviku. Selle probleem on see, et alguses ongi kõik ilus, aga mida aeg edasi, aastad edasi, seda rohkem need konarused, need eraldi katki olemised osad hakkavad veel rohkem logisema ja on väga suur tõenäosus, et see laguneb laiali. Palju parem versioon on see, et saavad kokku 2 inimest, kes on juba terved rattad. Ja kui need 2 inimest saavad kokku, need 2 tervet ratast, siis nad saavad oma eluteel koos kõrvuti edasi veereda. Ja mulle nagu kuidagi hullult hakkas see mõte meeldima ja tegelikult üks asi, mis ma selle juures aru saingi, oli see, et suhe iseendaga. Et kõigepealt sa pead iseendaga hästi läbi saama, sa ei pea, aga sa tahad tõenäoliselt tunda ennast iseendaga hästi, olla õnnelik lihtsalt sellisena, nagu sa oled. Ja kui sa selle saavutad, siis mis minuga juhtus, oli täpselt see, et selle läks hetkeks, kui ma olin jõudnud seisu, kus ma tõeliselt tundsin, et ma tunnen ennast üksi olles õnnelikuna. Mul on hästi. Siis ilmus minu ellu inimene, kes tundis täpselt samamoodi ja ma tunnen, et see suhe sai loodud hoopis teistelt alustelt ja täna, kui meil hakkab ka minu jaoks selline kriitiline number 4 aastat täis saama, ma tunnen, et ma olen siis suhte mõistes parimas seisus, kus ma kunagi olen olnud ja ma olen hästi tänulik oma kaaslasele selle osas, et ka tema oli jõudnud sinna seisu, kus ta tundis ennast ka üksi
õnnelikuna ja hästi. Nii et see on hästi oluline asi, et kui sa oled nii-öelda vabadana, või sa oled üksi, siis tegele sellega, et ennast üksi hästi tunda. Ära mine suhtesse sellepärast, et see teine inimene midagi sul peaks andma. Ja loomulikult on selles raamatus ka, ja ma toon välja terve hulka asju, erinevusi meestel ja naistel, mis on ka sellised hästi lõbusad ja põnevad teemad. Aga üks asi on see, et ma välja tooks, on see, et naised tahavad tihtilugu jagada oma emotsioone, oma tundeid ja kõike, mis neil elus nagu toimub. Aga probleem on seal tihtilugu see, et naised teevad seda viisil, mis meestele tundub, nagu oleks ühelt poolt vahel kritiseerimine, teiselt poolt justkui mingisugused tegemata asjad, mida oleks vaja lahendada, või siis kolmandaks sellised loogilised asjad, mis omavahel üldse seoses ei ole. Et ühes jutus räägin asjadest, mis tööl, kuidas on halvasti, siis mu sõbrannal tegelikult on üldse lapsega mingi teema ja siis oota, kuidas need omavahel seotud on. Ja kui naine seda jagab nii-öelda, siis mehel on tihti ongi, tahaks ära need lahendada või et miks ta jälle mind süüdistab ja nii edasi. Siis mis selle puhul nagu hea on ja mida teha saab ja mille osas ma olen jälle hästi tänulik oma kaaslasele, et tema on selle omandanud, et ta tihtilugu ütleb mulle, et Roland, ma tahan lihtsalt jagada. Et lase mulle lihtsalt jagada või siis ta jagab mingid asju ära ja siis ta ütleb mulle tagantjärgi seda hiljem, et see ei olnud kuidagi sinuga seotud, ma tahtsin lihtsalt selle nii-öelda välja saada ja nii-öelda tühjaks rääkida ennast. Ja selle puhul ongi hästi oluline siis nii-öelda naistel mõista seda, et meestel tuleb seda kommunikeerida ja öelda, et mehel oleks seda lihtsam võtta ja mehe puhul siis mees tasub nii-öelda aru saada seda, et naised tahavad tihtilugu jagada ja see suhtarv seal minu jaoks, ma sain sellise väikse vihje oma kaaslaselt, et on 80-20 ehk 80% ajast tahaks lihtsalt jagada ja 20% on see, kus nagu oleks vaja midagi päriselt teha. Nii et tark mees tegelikult on enamus ajast vait, sest siis on 80% tõenäoliselt pihta saada. Ja kui siis on päriselt vaja midagi teha, küll siis see naine lõpuks teada annab. See on niisugune pool naljaga, aga sa võid anda märku, kui sa oled naine, kas see vastab tõele, see 80-20 suhe. Ja meeste puhul üks asi oluline, mida teada on see, et mehed tahavad tunnustust, neid tuleb tunnustada, nad on nagu lihtsalt suurtes pükstes väiksed lapsed, kellele on vaja anda tunnustust võimalikult palju ja isegi nendes olukordades, kus nagu tundub, et mees tuleb kõige lollima ideega, mis üldse olla saab, siis öelda ikkagi väga äge mõte ja küll lõpuks kas siis see mees ise saab aru, et tegelikult see ei olegi nii hea mõte või siis hiljem tuua välja ka need asjad, et kuule, aga kas sa sellele ka mõtlesid? Sest et minu puhul, kui üks asi, mis mind hästi ka nii-öelda, ma olen hästi palju siin tulen uute ideede peale ja kui keegi neid maha tõmbab, siis see tekitab kohe sellist tunnet, et tegelikult ta vist ei armasta mind. Ja tegelikult ma tean, et naisena sa ei taha ju seda oma mehele teha. Nii et siis esimese hooga alati ütled, nii hea mõte, nii tubli, isegi kui see on kõige hullem nii-öelda idee, mis üldse olla saab ja siis hiljem too mingisugused küsimused sinna juurde. Aga ma lähen siit praegu edasi ja sa võid jagada oma nii-öelda kogemusi, kas need teemad, mis ma jagasin, resoneeruvad sinu elus või tekitas see sinus mingi uue mõtte, mida sa tahaksid jagada. Ja see on ka tõsi, et mõlemad vajavad tunnustust. Lihtsalt on see, et meeste puhul see toimib paremini. Paar asja veel, miks see on oluline. Naiste puhul, miks on jagamine oluline, sellepärast, et see tõstab naissuguhormooni ehk östrogeeni taset tema kehas. Meeste jaoks, miks on tunnustamine oluline, sest see tõstab mees suguhormoonist testosterooni taset. Et see on näiteks üks oluline asi, miks neid asju panna rohkem rõhku võib-olla sellele, et mees saaks seda tunnustust ja loomulikult naistel on ka seda vaja, et ma ei ütle, et seda ei ole vaja, lihtsalt selleks, et mehe nii-öelda testosterooni tase tõuseks, on seda hea mehele siis jagada. Aga lähme edasi. Järgmine teema on selline asi nagu produktiivsus. Kui tihti oled sina olnud olukorras, et sa justkui teed ära terve hulga erinevaid asju päeva jooksul ja päeva lõpus sa vaatad, et nagu ei saanudki midagi tehtud. Et nagu kõigile teistele sai midagi tehtud ja mingisugused kõned olid ja mingid meilid ma vastasin, aga nagu ei saanudki midagi tehtud. Oled sa olnud sellises olukorras? Ma olen jällegi korduvalt olnud ja siinkohal ma toon teisest raamatust efektiivse inimese 7 harjumust on näite. Ma tegelikult panin isegi selle siia täitsa eraldi tahvlile kirja, et nii oli seda lihtsam edasi anda. Et on 4 nii-öelda kvadranti, kus inimesed tegutsevad ja esimene, kus me oleme
vast kõige rohkem, on see, et olulised ja kiired asjad. Ehk et sul on mingid väga-väga olulised asjad, millega on kiire ja sa nii-öelda kustutad neid olulisi tulekahjusid ja teed on ju see võib-olla tööalaselt või sul on mingisugune asi lastega, on vaja keegi viia kuskile arsti juurde või nii edasi, et sul on sellega kiire ja sa tegutsed sellega. Teine asi, ma praegu selle juurde ei lähe, ma lähen hoopis kolmanda juurde. Kolmas on mitteolulised ja kiired. Ehk see on näiteks kellegi telefonikõne sulle, mis sinu mõne tegevuse käigus, sa võtad selle kõne vastu, see tundub väga kiire ja nii-öelda selline kiire loomuline, aga see ei ole absoluutselt oluline sinu jaoks, vaid see on oluline selle inimese jaoks, kes sulle helistab. Või samamoodi on e-mailid, et sulle tuleb hästi palju selliseid olulisi ja kiireid, aga mitte sinu jaoks olulisi ja kiireid selliseid sõnumeid ja message'id. Ja neljas koht on siis see, et kus on siis mitteolulised ja mittekiired, ehk need on siis nii-öelda kõige suurem ajaröövel. Ja mida sa siis saabki teha? Üks asi on see, et vaadata oma elus, kus sa oled nii-öelda igapäevast võimalikult palju ja kuhu oleks hea jõuda ideaalis, on see, et sa teed võimalikult palju neid asju, mis on hoopis siin ehk olulised ja mittekiired. Sellepärast, et kui sa keskendud mõnele asjale, mis on sinu jaoks oluline, aga see ei põle, siis sul on oluliselt lihtsam seda asja läbi mõelda, korralikult ette valmistada ja siis, kui päriselt nii-öelda see asi kiireks muutub, see ei ole enam selline tulekahju kustutamine, vaid sa tegutsed teadlikult. Ja seetõttu on ülimalt oluline, et saada võimalikult palju oma päevaseid tegevusi just sinna. Ja näiteks see on üks põhjus, miks mind on sisuliselt võimatu telefoniga kätte saada, kui mul ei ole esiteks selle inimese numbrit või näiteks hommikusel ajal, mul tihti enamuse ajast hommikud on telefon üldse väljas, sest et ma tegelen oma asjadega, mis on minu jaoks olulised ja nende asjadega, mis teiste jaoks on olulised, ma tegelen siis, kui mul selleks aega üle jääb, kui jääb. Nii et hästi-hästi oluline mõttetera siit produktiivsuse juurest. Mul on sulle küsimus, kui palju on sinu nii-öelda protsentuaalselt igapäevasest tegevustest täna neid asju, mis on olulised ja mitte kiired? Ja teine küsimus sinu juurde, et kui palju see protsent võiks olla sinu jaoks, mis sa ise tunned, et see sinu jaoks võiks olla, nii et siis sa saad sellise, kus sa oled täna ja kuhu sa tahaksid liikuda ja siis sa saad hakata tasapisi vaatama, et mida sul liiga palju on ja mida vähendada. Ehk et seda oma produktiivsust sellega üles saada. Aga lähme siit edasi. Järgmine on energia. Energiat on meil kõigil vaja ja tegelikult ma ei keskendu sellele nii pikalt täna, mis ma siin energia teema all olen tegelikult eelkõige mõelnud, on toitumine ja tervis. See on meie kõige alus, kui sul tervist ei ole, siis ühestki teisest eluvaldkonnast sul tegelikult kasu ei ole. Ja mina sain selle nii-öelda sellise teadvustuse selle osas, mäletan 2013 aastal, kui ma käisin ühel koolitusel ja seal oli juttu siis erinevatest eluvaldkondadest ja siis tuli ju see, et kõige oluline on meie füüsiline keha ja mina olin seal siis sellel hetkel 10 kilo ülekaalus, ma olin just 10 päeva enne murdnud oma põlve, ehk et ma olin karkudega ja ma olin sellel talvel olnud haige seal mingi nädal aega, siis natuke terve, siis uuesti nädal aega, et ühesõnaga ma olin ühes halvemas seisus oma tervisega sellel hetkel ja siis ma sain aru, et okei, ma saan aru vihjest, et kõige alus on füüsiline tervis, et okei, ma pean sellega tegelema. Ja ma võtsin nii-öelda selle fookusesse sellel hetkel ja mis toimus oli see, et juba mõne kuuga ma saavutasin tagasi oma normaalkaalu ja tänaseks sellest ajast alates, ehk tänaseks 8 aastat ma ei ole kordagi haige olnud. Ehk et mul ei ole ühtegi sellist külmetushaigust või mingisugust palavikku või viirust, mis iganes asja olnud viimast 8 aastat. Ja tegelikult mul on paar korda on see, kus ma olen natuke nina on jooksnud, aga see võib olla ka lihtsalt emotsioonidest, see ei tähenda, et ma olen haige olnud. Ja loomulikult on ma ei ütle, et ma nüüd elu lõpuni olen terve, minuga midagi ei juhtu, aga ma tunnen ennast oluliselt paremini seetõttu ja mul on oluliselt kindlam olla, energia on parem ja nii edasi. Ja väga suur osa sellest on tegelikult toitumine. Et suur osa, miks see nii on see, et ma muutsin oma toitumist ja üks väike nõuande või mõttetera siin juures, mis ma annaks, on see, et lihtsalt jälgi seda, et sa mitte ainult ei joo vett rohkem või piisavalt, sest et meie keha on 90%, aju on just 90%, vesi keha on natuke vähem, mingisugune 6-7% kandis on vesi. Nii et see tegelikult ütleb, et meie keha ju tahab vett, on ju. Aga see ei ole ainult see, et sa jood vett, vaid tegelikult vaadata ka seda, et su toidulaud, et oleks võimalikult veerikkad toiduained. Sest mis on probleem, et väga palju
me sööme nii, et umbes 25% on mingitsugust värsket sellist veerikaid toiduaineid ja 75% on kartuliha, liha ja nii edasi, aga see võiks olla vastupidi, ehk sul on 70-75% on veerikad toiduaineid ja 25% mitte siis kuskilt kuivad, mitte veerikad. Et vaata jällegi üle, võid märku anda ka sellest, kuidas sinu toidulaud täna on, et kui sa võtad keskmiselt, kui palju on seal nii-öelda veerikaid ja kui palju on siis selliseid kuivasid mitte veerikaid toiduaineid. Ja kui sa ei tea, mis on veerikad toiduained, siis guugelda. See on väga lihtne guugeldada, pane inglise keeles veel, siis sa tead water rich foods ja siis sa saad teada. Aga selline mõttetera siit. Aga lähme edasi. Järgmine teema on mõju. Ehk mis ma selle all mõtlen, inglise keeles on parem sõna, eesti keeles ei ole nii head sõna, inglise keeles on influence. Ja selle puhul tegelikult üks asi on see, et millest ma siin raamatus ja online kursuses räägin, eelkõige on müük ja turundus. Ja üks hästi lihtne mõttetera siin, mida ma tahan kaasa anda, on see, et võib-olla küsimus siin kõigepealt selle kohta, kui paljude jaoks, kes siin vaatab, kui sa siin oled täna, kas sinu jaoks on müük selline, tundub niisugune nagu ebameeldiv tegevus, et midagi määrin kellelegi pähe või ma pean nii-öelda kellelegi kuidagi ennast tõestama ja mulle ei meeldi see ja nii edasi, et on müügimehed on selline nagu tundub selline halvustav ütlus, et tulevad kuskil kaubanduskeskuses ligi ja tahavad mulle midagi pähe määrida. On sul ka veidi selline tunne ja eriti kui sa pead ise näiteks midagi oma mingit teenust või toodet või ideed kellelegi müüma, siis mis tunne sul tekib? Mis tunne sul sellega kaasne tuleb? Mis ma tahan siin kaasa anda on see, et tegelikult kui sa müügi mõtted enda jaoks ümber, et müük ei ole see, et sa kellelegi midagi pähe määrid, vaid müük on inimese aitamine. Ja tegelikult ka, kui mina mõtlen täna sellele, et ma teen siin veebiseminari ja ma müün sulle, näitan sulle seda raamatut ja online kursust ja meil on teadlikult õnnelik mina kogukond ja loomulikult ma müün ka seda, et ma usun sellesse, et sa võiksid nendest osa saada, aga miks ma seda siiralt suudan teha ja miks ma ei tunne selle juures ennast halvasti on see, et ma siiralt tean ja usun seda, et see päriselt ka aitab. Sest see on aidanud mind erinevates eluvaldkondades edasi ja kõik see, mida ma annan edasi, ma tean, et see kuidagi ühel või teisel moel on ka inimestele kasuks. Ja sellel hetkel see ei ole enam, see tunne ei ole see, et ma midagi müün, vaid see tunne on see, et ma aitan. Nii et kui sa teed oma elus selliseid asju, mis päriselt teiste inimeste elusid edasi aitab, siis mõtle sellele, et kui sa ei müü neile seda, kui sa ei räägi neile nendest ideedest, siis nad jäävad oma probleemiga üksi või nad ei saa lahendust sellele, millele sul lahendus on olemas ja sa ei aita neid. Kas see aitab sul seda ümber mõelda, seda perspektiivi? Või siis teistpidi, et kui sa nii-öelda lähed on ju siis seda müüki tegema ja sa mõtled sellele, et kuidas ma nüüd seda ikkagi teen ja nii edasi, siis keskendu, pane kogu fookus sellele, et okei, ma olen siin, et aidata, ma olen siin, et luua väärtust, ma olen siin, et päriselt tuua need vajalikud asjad selle inimeseni, mis teda päriselt edasi aitavad. Ja sellel hetkel see tunne muutub hoopis teiseks. Ja kui sul on selline toode või teenus su ettevõttel või selles ettevõttes, kus sa töötad, millesse sa ei usu või mis päriselt ei aita, siis mul tekib küsimus, et miks sa seda teed? Äkki on aeg mõelda karjäärivahetusele või uuele ettevõttele, sest et sul ei ole mõtet müüa neid asju, millest kellelgi kasu ei ole või mis ei aita neid inimesed. Ja samamoodi, kui ma näen kedagi, kelle puhul ei ole nendest asjadest, mis pakkuda on kasu, siis ma ei müü talle seda või ma ei püüa talle nii-öelda seda iga ennast pähe määrida, sest et sellest ei ole pointi, sellel ei ole kasu, ma ei aita teda, ma teen talle võib-olla karuteene sellega hoopis. Et vaata üle see, et mis tegevus on ja kuidas sina, anna mulle märku kommentaaris, kas sinu jaoks on täna see tegevus, mis sa teed, see ettevõte, kus sa oled, selline, mis päriselt aitab, ehk et sul on seda lihtne müüa ja seda inimesteni viia. Ma loodan, et on. Aga lähme edasi. Järgmine on eneseväljendus, see on ka minu üks lemmikteemasid ja eelkõige sellepärast, et see on üks selline asi, kus ma tõesti ütlen, et ma olin seisus, kus ma ei julgenud rohkem 3 inimese suud lahti teha. Ma kartsin täielikult, ma mäletan oma esimesi kaamera ees olekuid. Need olid lihtsalt, ma pidin kellelegi sellise tagasiside andma videos ja me proovisime 10 korda seda salvestada ja
see ei tulnud välja, lõpuks see ei läinudki see kuhugi, sellepärast ma lihtsalt ei suutnud oma sõnu sinna videosse kokku kombineerida niimoodi, et see oleks kuidagi loogiliselt ja usutavalt kõlanud. Oled sa seda tundnud? ja tegelikult, mis selle juures kõige ägedam on see, et see kõik see teema, kõik need asjad on omandatavad, ehk see ei ole midagi sellist, mis on mingisugune nii-öelda siis ingliskeeles on rocket science, on ju selline teadus, mis on mingisugune ülimalt keeruline asi, neid kõike on võimalik omandada. Probleem on tihtilugu see, et me oleme saanud selle tunde või usu, et me ei oska esineda või see on hirmus sellest näiteks, et koolis klassi ette minema või isegi sina ei pidanud minema, keegi teine su klassist pidi minema ja siis sina või see keegi teine ei teadnud vastust või ta ütles midagi valesti ja veel eriti midagi äkki sellist, mis kõigile tundus naljakas, kõik naersid ja see inimene seal klassi ees, olid see sina või keegi teine, punastab ja nii edasi ja siis ta saab veel halva hinde. Ehk ühesõnaga, mis nii-öelda lapsed seal klassiruumis, mis nad seose tegid, avalik esinemine on hirmus, see on ohtlik. Ja mis on tegelikult selle juures see, et meie kaks kõige suuremat sellist hirmu on see, et me ei ole armastatud ja ma ei ole piisavalt hea. Ja avaliku esinemise puhul on mõlemad ohus. Mõlemad on ohus ja eriti kui see on selline halb kogemus sellest enda või teise kogemuse näol, mis ongi kõige huvitavam see, et see ei pea olema sina olnud seal või sa oled seda võinud pealt näha, siis on see, et sa oled teinud seose enda jaoks, et lavale minek, inimeste ees ette minek, nende ees rääkimine on ohtlik. Ma võin saada osaliseks siis tundest, et mind ei armastata ja sellest ka, et ma ei ole piisavalt hea. Aga kuidas seda üks väike viis, kuidas nii-öelda sellest üle saada? Loomulikult ma olen jälle terve hulga nii-öelda nõuandeid pannud siia raamatusse ja online kursusesse, aga üks väike lihtne asi, et kuidas see hirm muuta enda jaoks hoopis elevuseks. Sellepärast, et üks huvitav asi on see, et hirm ja elevus on tegelikult üks ja sama emotsioon. Mis on vahe on see, et sa kujutad endale erinevat asja ette. Kui sa oled hirmul, näiteks avaliku esinemise ees, siis sa kujutad endale ette seda, kuidas see esinemine läheb halvasti. Sa kujutad endale ette seda, et sa lähed sinna inimeste ette, unustad kõik ära, sul on, ma ei tea, püksilukk lahti või midagi oled endale peale ajanud või mingisugune riideosa on kuidagi valesti või halvasti ja siis sul küsitakse mingi küsimus, millele sa ei oska vastata ja siis inimesed naeravad selle peale, sest sa vastasid tobeda vastuse veel ka ja nii edasi. Ehk et see on see, mida tihtilugu me endale ette kujutame. Ja seetõttu tekib hirm ja mida suurem on hirm, seda keerulisem on sinna lavale minna ja kui lõpuks minna, siis on see, et mul ei tule midagi suust välja. või siis teine asi, mis tihtilugu juhtub, on kõige tüüpilisem on see, et inimesed muutuvad, muidu räägivad normaalselt, normaalne inimene räägib juttu ja siis tuleb tervist, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel siin täna teiega olla, ma räägin täna paljudest väga olulistest asjadest, mul on siin 25 slaidi, mille peal on 50 punkti, millest me kõik läbi käime ja see saab olema sinu jaoks väga põnev. et inimesed muutuvad selliseks inimrobotiks, mitte siis iseendaks. Ehk et üks nõuanne on see, et lihtsalt püüa olla sina ise sellisena, nagu sa oled, aga teine asi see hirmuga, mis sa teha saad selle pöörata elevuseks läbi selle, kuna see on sama emotsioon kui hirm, et sa kujutad endale ette seda, kuidas asi läheb hästi. Ma toon lihtsalt ühe näite, ma olin 2015 aastal, kui me tegime esimese Saku Suurel ürituse 2500 inimest, siis ma mäletan, kuidas ma tükk aega enne seda sündmust kujutasin ette seda, ma panin silmad kinni ja vaatasin seda, et ma olen Saku Suurelis, mul on 2500 inimest või 3000 inimest ruumis, ma näen seda, kuidas nad on rõõmsad, kuidas nad on õnnelikud, nad plaksutavad, nad rõõmustavad, neil on hea meel. Teate, mis juhtus? Ma läksin Saku Suureli seda päeva juhtimist seal tegema ja täpselt nii läkski. Ja kusjuures palju paremini, kuigi see oli minu jaoks esimene kord teha inglise keeles midagi nii suure rahvamassi ees ja see oli täiesti nii-öelda minu mugavustsoonist väljas, sest ma sain alles 2 nädalat enne teada, et ma seda teen, et ma pean olema sellise rahvamassi ees. Ja tegelikult see oli ülimalt nii-öelda selline hea näide sellest, kuidas see tegelikult päriselt toimis, ehk selline visualiseerimine. Ja see on see, mida sa saad teha enne oma järgmist suurt olulist esinemist või inimeste ees olemist või see võib olla lihtsalt kõne pidamine pulmas või sünnipäeval või mis iganes.
Nii et mõtle, mis on sinu jaoks järgmine selline olulisem sündmus. Sa võid meile kommentaaris märku ka anda, et kus on sinu järgmine või sinu esimene avalik esinemine tulemas ja siis visualiseeri seda, et see läheb hästi. Aga lähme siit edasi. Ma püüan praegu võimalikult kiiresti need teemad läbi käia, sest et ma tahan anda võimaluse ka sul küsimusi küsida ja et nendele vastata. Aga järgmine teema on juhtimine. Tegelikult inglise keeles on parem sõna sellele jällegi leadership. Eesti keeles liider ei kõla võib-olla nii hästi, aga see on see, mis on tegelikult nii-öelda tõesem. Ja mis siin tegelikult selle teema juures on see, et üks asi on see, et ennast juhtida. Sa ei saa juhtida teisi, kui sa ei suuda ennast juhtida. Ja selle puhul on näiteks see, et kui sa teed selliseid asju, mis inspireerivad sind ennast, siis on tõenäosus see, et sa inspireerid ka teisi. Ja see on üks põhimõte, millest ma olen ka ise lähtunud, et ma püüan oma elus teha võimalikult palju selliseid asju, mis päriselt mind ennast ka inspireerivad ja tunduvad kohati sellist, et päriselt ma tegin ära lahe ja mitte sellepärast, et kuidagi teistele seda tõestada, vaid et see oleks mu enda jaoks selline väljakutse ja läbi selle ma olen aru saanud, et okei, et see on tegelikult ka teistele olnud inspireeriv, et on see siis raamatute väljaandmine või laulma hakkamine ja muusikaalbumi väljaandmine või online kursuste tegemine või mis iganes või siis suurte koolituste või suurte koolitajate siia toomine. Et see on, alati on selles olnud ka see, et ma teen neid selleks, et endale siis näidata, et ma olen suuteline ja inspireerida ise ennast. Ja tegelikult on see, et tihti ongi see, et liidrid lähevad ees ja teised tulevad järgi. Et nagu ma ütlesin aastaid tagasi, me hakkasime tegema veebiseminari juba 2014. Täna kõik teevad veebiseminare. Loomulikult see olukord aitas kaasa, aga nüüd teevad kõik neid erinevaid sündmuseid online'is või siis koolituste teema, et kui me alustasime selle enesearengu koolitustega, siis tegelikult turul ei olnud väga palju neid asju. Täna on kõik enesearengu koolitajad, või mitte kõik, aga neid on lihtsalt väga-väga palju rohkem, kes täna seda teeb. Ja tegelikult üks oluline asi veel siin on see, et kui sa oled hea juht või kui sa oled nii-öelda hea liider, siis tegelikult seal head liidrid lähtuvad mingisugusest suuremast missioonist kui nemad ise. Ehk et Eduakadeemia missioon on tuua välja inimeste tegelik potentsiaal, mis on palju-palju suurem kui see, et mida mina üksinda suudaks teha. See, et ma ei saagi seda üksinda ellu viia. Ei ole võimalik, et mina üksinda ainult seda täidan. Ja see, et nii-öelda toob sulle neid inimesi, kes on selle missiooniga kooskõlas, keda see kõnetab. Ehk et tõenäosus on, et sina oled ka täna siin ühel põhjusel sellepärast, et sind kõnetab see, et sa soovid saada paremaks versiooniks ise endast, sa soovid endast seda potentsiaali välja tuua ja Eduakadeemia oma tegevustega igal sammul seda teeb. Ehk me ei tee ühtegi asja, mis ei lähe selle missiooniga kokku. See ei ole lihtsalt võimalik. Me ei saa neid, tegelikult mis see aitab ka produktiivsuse osas on see, et kui sul on väga selge missioon, millest sa lähtud, siis kõik need asjad, mis sinna alla ei lähe, sul on väga lihtne need asjad nii-öelda kõrvale visata ja öelda ei, seda me ei tee. Ja see on täpselt see, mida me väga paljude asjade puhul näeme, et kui meile tuleb, pakutakse midagi, et kas tahaks sellist asja teha, siis vaatame, et see ei lähe meie missiooniga kokku, sorry, me seda ei tee. Aga oluliselt rohkem mõtteid on veel raamatus ja online kursuses, aga ma lähen siit edasi. Järgmine teema on selline põnev sõna nagu spirituaalsus, mis võib kõlada nagu justkui selline ja nii edasi veits, aga ma püüaks, võib-olla ma tooks isegi lihtsamalt natuke, et on nagu tänases kontekstis väga oluliselt tegelikult ka vaimne tervis, et kuidas sa nii-öelda, kuidas sa ennast igapäevaselt tunned ja üks oluline nii-öelda õppetund või mõttetera, mis ma tahaksin välja tuua, on see, et tegelikult elu juhtub alati meie jaoks, mitte meie vastu. Ja mõtle oma elus mõnele sellisele asjale, et mis on sinu elus juhtunud midagi sellist, mis sa tunned, kui see juhtub, et see on nagu midagi kõige hullem asi, mis olla saab. Ja mingi aeg hiljem, aastad võib-olla hiljem, sa saad aru, et tegelikult ma olen hullult tänulik, et see juhtus. Ma olen ülimalt tänulik, et see nii läks. Et mul on mitmeid näiteid. Näiteks ma tahtsin kunagi jalgpalluriks saada ja ma sain 16-17 aastaselt sain vigastuse, mis aasta aega ma olin väljas ja ma tegelikult olin noorte koondises ja nii edasi, et mul oli väga suur potentsiaal, et saada professionaalseks jalgpalluriks.
ja ma olin aasta aega väljas ja tegelikult see väga palju mõjutas seda, et ma lõppkokkuvõttes ei saanud selleks, aga ma olen tagantjärgi tänulik, et see nii läks ja ma sain mingi hästi-hästi veidra vigastuse. Mul oli luumurd niisugusest kohast, kus see ebareaalne, et niisugusest kohast on luumurd, mida ei keegi avastanud enne, kui ma lõpuks läksin aasta aega hiljem pilti tegema ja siis saadi teada, et kuule, muidu sul on luu katki. Okei. Ja ma olen tänulik täna sellele, sellepärast, et see ühel hetkel tõi minuni selle, et ma hakkasin muusikaga tegelema ja sellise enesearengu teemad ja nii edasi. Ja samamoodi näiteks kui aasta aega tagasi kogu see pandeemia möll algas, oli ka, et ühelt poolt kõik on nagu jama, mis värk on ja nii edasi, aga täna ma olen hästi tänulik, sellepärast, et meil ühelt poolt kadusid ära kõik füüsilised üritused, me ei saa teha, me oleme koolituste korraldajad, aga ühtegi füüsilist sündmust ei saa teha. Aga samas ma olen tänulik selle eest, et see avas uued võimalused, et meil on täna näiteks tänu sellele olemas teadlikult õnnelik mina kogukond. Et ma nägin, ma tean, et siin on mitmed inimesi, kes selle kogukonna liikmed on ja te võite märku anda kommentaaris, kuidas liige on olla ja mina olen ülimalt tänulik, et see andis meile võimaluse nii-öelda siis igakuiselt virtuaalselt erinevaid asju teha, mis nendele liikmetele veel rohkem väärtust loovad ja et veelgi rohkematele inimestele üle Eesti ja ka Eestist väljaspool, kes on eestlased, tuua nagu häid teadmisi, häid nõuandeid igakuiselt erinevatel teemadel, erinevate tegijate puhul. Nii et see on jälle niisugune koht, kus ma näen, et ma olen hästi tänulik, et see võimalus tuli, sellepärast isegi kui need võimalused, see koolitused, asjad tagasi tulevad ja me saame hakata neid uuesti tegema, siis me jätame selle kogukonna endiselt alles ja see toetab. Keegi küsis, et kuidas liituda, ma peagi loosin ära ühe liitumise, nii et üks võimalus on see, aga ma räägin ka sellest, kuidas on võimalik sellest osa saada ühe väga-väga erilise võimalusena. Aga üks asi, mis ma siin teema juures tahtsin meil jagada, on see, et 3 küsimust, mida endalt küsida, kui midagi juhtub, mis aitavad sul võib-olla seda olukorda nii-öelda ümber pöörata, sest et kui me saame aru sellest, et täna on olukord üks ja midagi juhtub, aga mingi aja pärast ma saan tegelikult aru, et ma olen tänulik selle või elu juhtub minu jaoks, siis on ülimalt hea, kui sa suudad selle võimalikult lühikeseks selle aja muuta. Ehk et kui sa suudad selle aja saada nii lühikeseks, et sa ei tunne enam seda tunnet, et miks see nii läks, vaid sa oled kohe või võimalikult kiirelt tänulik ja sa saad aru võib-olla sellest, et paremini, kuidas see sulle tegelikult kasulik võib olla või kuidas see võib sinule tulevikus olla selline asi, mille sa ütled, et ma olen tänulik, et nii läks. Ja need 3 küsimust on esiteks see, et mis ma sellest õppisin. Ehk et kui midagi juhtub, siis esimene küsimus, mis ma sellest õppisin? Mis on need õppetunnid, mida ma saan teinekord teistmoodi teha? Hästi oluline küsimus see õppetundide osas, sest et ei ole mõtet teha ebaoriginaalseid vigu, vaid teha originaalseid vigu, ehk et teha neid asju, mis on midagi uut. Kui sa oled juba ühe korra mingisuguse vea või õppetunni saanud, siis järgmine kord tasuks seda teistmoodi teha või mitte seda korrata või siis seda korrata just, kui see hästi läks. Ja teine küsimus on see, et mis on selles head? Ehk mis on head selles, et see asi niimoodi läks? Mis on selles head, et see pandeemia algas? Me saime selle virtuaalse kogukonna luua, me saime teha virtuaalselt veel rohkem asju, läbi mõelda, mida veel teha, kuidas teha hübriidsündmuseid ja nii edasi. Et selles on nii palju väga palju häid asju. Ja 3. on siis see, et kuidas see on mulle kasulik. Kuidas see, mis iganes juhtus, on mulle kasulik. Ehk et võib-olla sa said läbi selle, mis iganes sündmuse või justkui halva asja hoopis mõne uue kontakti. Sul oli võib-olla halb kogemus, aga sa said mõne uue inimese, kes sind aitab mingite järgmiste ägedate asjadeni ja tänu sellele sinu elus muutub midagi kardinaalselt ja midagi imelist tuleb sellest välja. Et ma olen korduvalt olnud selles olukorras, kus mõni halb projekt toob minu juurde mõne inimesi, kes on imeline inimene, keda me järgmistes projektides kasutame, kes on meie tiimi osa, kes on meie koostööpartner ja nii edasi. Nii et sellised mõtted siinkohal, aga ma lähen siit edasi ja tegelikult sa võid siinkohal ka anda kommentaaris märku, et need 3 küsimust veel kord, ma ütlen, on mis ma sellest õppisin, mis on selles head ja kuidas see on mulle kasulik. Ja sa võid tuua mõne näite, mis on sinu jaoks olnud midagi sellist, et mis on juhtunud, see on nagu just kui esmapilgul väga halb tund, aga sa oled leidnud seal midagi head või näinud, kuidas on sulle kasulik. Et anna kommentaaris märku, mis on sinu jaoks olnud ja ma lähen siit edasi. Järgmine teema on finantsid. Jällegi teema, millest väga palju räägitakse ja see oli tegelikult küsitluses, 12 asja küsitluses teine teema kire ja kutsumuse järel, mida inimesed tundsid ja arvavad, et koolis oleks võinud juba õpetada.
Aga ma ei hakka siinkohal selle juurde pikalt minema. Ma annan ühe hästi olulise mindseti mõtte siia juurde, sest et tegelikult väga palju meie selline rahaline sissetulek algab sellest, mis on meie siin kahe kõrva vahel, mis siin toimub. Sest et sa võid teha igasuguseid tegevusi, aga raha kunagi ei jõua sinuni, kui sa selle nimel nii-öelda hullult punnitad ja püüad igal sammul midagi teha, aga sul ei ole nii-öelda mõtteviis paigas. Ja üks mõtteviis selle juures on see, et tihtilugu inimesed arvavad seda, et kui ma saan palju raha, siis ma hakkan tegema neid tegevusi, mida rikkad inimesed teevad ja siis ma olen selline inimene, nagu need rikkad inimesed on. Selle probleem on see, et need inimesed on näiteks need lotovõitjad, kellest suurem osa juba mõne aasta pärast on samas seisus või halvemas seisus, kui nad olid enne suurt lotovõitu. Ehk et nad ei olnud tegelikult selleks rahaks valmis, nad ei teadnud, mida selle rahaga teha, nad ei osanud olla need inimesed, kellel seda raha on. Ja mis on palju parem viis on see, et sa püüad kõigepealt omandada need teadmisi, oskuseid, mõtteid ja püüda olla see inimene, kes on rahaliselt edukas. Ja ehk et mitte siis püüda nagu olla nagu selles mõttes, et sa nüüd, ma ei tea, püüan igal sammul teha kõike seda, mida nemad teevad või osta neid asju endale, vaid pigem just nagu mõtteviisilt, et kuidas nemad rahaga ümber käivad, kuidas nad teistesse inimestesse suhtuvad, mismoodi nad nii-öelda, kuidas nemad loovad väärtust. Ehk siis sellised mõtteviisi asjad, mida need rikkad inimesed, millised nad on inimesena, teiste inimestega, ise oma elus. Ja püüa olla võimalikult palju, püüa kõigepealt õppida selle kohta, leida neid inimesi, kes on sellised, siis õppida nendelt ja siis hakata tegema neid asju, mida nemad teevad oma elus. Ja jällegi mitte siis nii-öelda teha need kallid reisid ja need kallid autod ja nii edasi, vaid pigem tegevustena see, et mis on need harjumused, mis on need asjad, mis neid igapäevaselt viivad nende asjadeni, kus neil on need sissetulekud, mis neil on. Nii et muuda see siis nii-öelda siis ole, tee ja saa järjekord, mitte et see, et siis kui saan, siis hakkan tegema ja olen. Ehk et kõigepealt on see, et ma olen siis selline inimene, siis ma teen neid asju ja siis ma saan selleks inimeseks ühel hetkel. Ja see on selline oluline, üks olulisemaid nagu alustalasid sellel üldse, et nii-öelda finantsides ka väga-väga hästi hakkama saada. Aga ma räägin siit ka viimase teema ära ja siis peale seda ma teen loosimise, ma annan mõned kingitused ära ja siis ma avan võimaluse siis küsimusteks ja vastusteks, et saad küsimusi küsida. Ja viimane asi on motivatsioon. Motivatsiooni osas on üks lihtne asi, mis ma tahtsin tegelikult jagada, on see, et kui sa pead millegi osas ennast nagu meeletult motiveerima, nagu vere ninast välja, et nagu tundma, et võt, nüüd ma suudan seda teha, siis võib-olla sa teed valet asja. Ehk et kui sa teed midagi sellist, mille puhul sa pead hullult motiveerima, siis ei pruugi olla sinu õige asi. Ja kuidas seda vaadata pigem see, et kui sa teed neid asju, mis sul korda läheb, siis see motivatsioon tuleb just kui seest. Ehk et täna näiteks ma pean ennast nii-öelda tagasi hoidma, et ma liiga palju ei räägiks siin nendes teemades, et ma mahuks sinna aega ära ja suudaks sulle edasi anda. Ehk et ma hea meelega jagaks siia veel, aga lihtsalt meil on ajaraamistik, mis me oleme lubanud. Ma ei taha nii-öelda seda aega kuritarvitada ja samal ajal tahaks nii-öelda siis võimalikult praktiliselt ja võimalikult palju iga teema kohta midagi edasi anda. Ja ma tunnen, et see nii-öelda selline oma teadmiste jagamine või oma kogemuste jagamine, et see on ma ei vaja selle jaoks motivatsiooni, see tuleb minu seest. See on nauditav, see on minu jaoks selline, tähendus on hea sõna, tähendusrikkus on tegelikult ka hästi hea sõna. Et kui sa teed oma elus tähendusrikkaid asju, siis see tähendab seda, et sa teed midagi sellist, mis läheb sulle korda ja läheb korda ka teistele. Ja kui sa teed midagi sellist, kus sa tunned ise ennast elus ja sa tead, et see läheb ka teistele korda, siis see tõmbab sind ise seda tegema. Sa ei pea ennast motiveerima ja punnitama. Anna mulle kommentaaris märku, mis on mõni asi sinu jaoks, võib-olla näiteks selles kohas, kus sa tunned, et see on asi, mida sa teeksid tasuta, aga samal ajal võib-olla on veel mingisugune, äkki tuli sul selle osas mõni mõte lisaks, et mis on sellised tegevused, kus sa ei pea ennast motiveerima, sa lihtsalt naudid selle tegemist ja sind peab pigem tagasi hoidma, et ära nii kaua tee seda. Et aitab nüüd küll, et ma saan aru, et sulle väga meeldib, aga nüüd on kõik. Väga hea.
Aga sellised need 12 teemat on ja nüüd siinkohal ma tegelikult ühe asja, mis ma veel tahan tuua, on see, et mis tihti nagu inimesed vaatavad või püüavad, on see, et ma nüüd tahaks hakata kõike muutma korraga. Ja see on jälle asi, mis see ei ole võimalik ja ma näen enda puhul, et need teemad, ma olen viimase tänaseks umbes 13 aasta jooksul neid teemasid omandanud ja tänu sellele nii-öelda edasi nendes liikunud, aga ma olen teinud neid sammhaaval, ehk ma olen võtnud ühe teema fookusesse nii-öelda jooksvalt ja tegelikult on siin puhul ka, et mõtle enda jaoks ka, et mis on see üks teema, mida sa tahad täna enda jaoks fookusesse võtta. Ja anna näiteks mulle kommentaaris märku, et mis on üks teema, mida sina plaanid kõige rohkem fookusesse võtta nendest 12. Ja sest et hästi oluline nii-öelda mõttetera on veel ka see, et su elu tegelikult, su elu ei kujunda need asjad, mida sa teed üks kord, vaid see, mida sa teed järjepidevalt. Ja kui sa tegeled nende asjadega järjepidevalt, siis need asjad arenevad edasi. Ja kui sa ühes eluvaldkonnas liigud natuke edasi, siis see tegelikult toetab kõiki teisi. Kui sa tervist saad paremaks, siis tegelikult sa oled oluliselt paremini suhetes, finantsides ja kõiges muus. Et seetõttu on hästi oluline ja seetõttu ma nüüd, enne kui me lähme selle küsimuste vastuste juurde, ma tahan anda paar auhinda, mis toetavad seda, et nad aitavad sul sellist igapäevaselt ennast järjepidevalt arendada ja üks nendest on tegelikult teadlikult õnnelik mina kogukond, mille me kohe ära anname 3 kuu liikmelisuse ühele inimesele ja selle puhul on siis see, et meil igal kuul erinevad teemad erinevatest eluvaldkondadest, nõuandjad, kes jagavad sulle igasuguseid väärtteadmisi. Meil on veebiseminarid, meil on selliseid treeningvideosid, meil on muid asju, meditatsioone, mis me anname kogukonnale, meil on oma kogukonna grupp ja nii edasi ja nii edasi. Ja selle puhul siis hästi oluline osa on see, et ongi, et see toimub sul järjepidev areng. See ei ole see, et sa lähed ühele koolitusele, natuke läheb mööda ja motivatsioon ja selline tuju langeb, vaid sa teed järjepidevalt, ennast saad edasi arendada. Teine asi, mis ma ära annan, on siis 12 asja, mida koolis ei õpetatud raamat, kus siis nendest samadest teemadest rohkem süvitsi juttu. Ja kolmas asi, mis ma kohe ära annan, on siis online kursus, 12 asja, mida koolis ei õpetatud, mis on siis 6 tundi videomaterjali, pool tundi iga selle peatüki juurde ja läheb süvitsi rohkem nende teemadega sisse, harjutused ja nii edasi. Ja mul on siin kohal sulle küsimus, millist neist 3 sooviks sina kõige rohkem? Kas seda 3 kuu liikmelisust teadlikult õnnelik mina, 12 asja, mida koolis ei õpetatud raamatut või 12 asja, mida koolis ei õpetatud online kursust? Sest et kohe ma ütlen välja, kes need võitjad on ja see võid olla just sina. Kui sa just seda salvestusena ei vaata, sellepärast ma alati soovitan inimestel tulla laivi, sest laivides me anname ära kõige magusamaid ja kõige paremaid asju. Okei, ma näen erinevaid vastuseid. Kõik, kes tahavad ühte ja teist raamatut, online kursust, liikmelisust ja nii edasi. Väga hea. Aga siit nad tulevad, võitjad. Ja üks oluline mõttetera on ka see, et kui sa tunned üle teiste võitude üle rõõmu, siis sa tõmbad ka seda oma ellu. Nii et kohe, kui ma ütlen need nimed välja, siis rõõmusta koos nendega, sellepärast, et siis sa tõmbad ka seda nii-öelda head energiat ja neid õnnestumisi oma ellu. Aga võitjad on esiteks nii, võitjad on, 12 asja raamatu siis kõigepealt võitis endale Evelin Oll-Teterin. Palju õnne, Evelin, sina oled võitnud endale 12 asja raamatu. Ma kirjutan sulle siia ka autogrammi ja pühenduse, nii et palju õnne sulle. Siis 12 asja online kursuse on endale võitnud Kerti Kollom Seidelberg, nii et palju õnne, Kerti. Sina oled online kursuse võitja ja 3 kuu liikmelisuse teadlikult õnnelik mina võitis endale Kristi Kuusk. Palju õnne, Kristi, sina oled meie järjekordne liige. Meil on neid tänaseks juba ligi 800, nii et väga-väga vinge, et sa oled meie kogukonna osa nüüd ja saad sellest kõigest osa. Ja nüüd mul on sulle veel selline küsimus, kui paljud teist tahaksid ka neid asju endale saada. Sellepärast, et mul on üks väga-väga huvitav võimalus ja ma tutvustan sulle seda hästi-hästi kiirelt ja lühidalt, sellepärast, et mul on tõesti midagi sellist kokku pannud, mida ma ei ole kunagi teinud ja mul on natuke isegi piinlik sellist võimalust anda. Aga me teeme seda hoolimata sellest. Ehk et sul on võimalik saada endale teadlikult õnnelik mina kogukonna liikmelisus.
Siis 12 asja, mida koolis ei õpetatud raamat, siis 12 asja, mida koolis ei õpetatud online kursus ja lisaks sinna juurde veel usu endasse online kursus, kus on siis 5 erinevat moodulit sellest, et kuidas oma enesekindlust märkimisväärselt tõsta ja endas kahtlemist vähendada. Ja need kõik kokku on 113 eurot ja 85 senti. Aga mis on täna meie selline erivõimalus sinul kui webinaril osalejale on see, et sa saad need 16,95-ga ehk et 1 kuu liikmelisus, kui sa alustad liikmelisust ja me paneme sulle siia kohe välja ka selle võimaluse, kus sa saad seda kasutada, siis kui sa lähed sinna, siis seal sa saad siis alustada nii-öelda liikmelisust esimese kuu tasu ja sellega sa saad kaasa kõik need asjad ka automaatselt. Et 12 asja online kursusega lihtsalt tuleb meeles pidada seda, et see 12 moodulit ja see on üle 3 kuu, ehk kui sa tahad kogu asja läbi käia, siis sul tuleb liiga olla vähemalt 3 kuud. Sa saad praegu 1 kuu liikmelisus, aga see on sellest hoolimata, see on 85% soodsam ja sa saad liikmeks, sa saad raamatu ja et see asi oleks veelgi ägedam, siis ma annan sellise võimaluse, et esimesele 50-le ma panen autogrammi ka raamatusse, nii et kasuta seda võimalust kohe siin, saad endale esimese 1 kuu liikmelisuse kogukonda, raamatu online kursuse ja veel teisegi online kursuse. Nii et ma arvan, et väga palju enam paremaks me seda teha ei saa, aga meil on alati hea meel ja soov inimesi, kes veebiseminaridel osalevad, tunnustada ja neile anda parimad võimalused. Nii et kui sa seda võimalust kasutad praegu kohe, lähed lingile, teed selle tellimuse ära, teadlikult õnnelik mina esimese kuu, siis see on igakuine liikmelisus ja kui sa oled selle ära teinud, siis tule ja anna siin kommentaaris märku, et sa oled seda teinud. Siis me teame, tuled nii-öelda siis liikmeks ja annad siin kommentaaris ka märku, et sa oled osa meie suurepärasest kogukonnast, sest et üks asi, mis on veel kogukonna puhul on hästi oluline see, et kes on need inimesed, kes sind ümbritsevad, kellega sa igapäevaselt ennast ümbritsed ja kes on need inimesed, kelle mõtteid sa endale ligi lased. Ja kui sa tahad edasi liikuda oma elus, siis on ülimalt oluline, et sa saaksid olla ümbritsetud võimalikult palju nendest inimest, kes samamoodi soovivad oma elus edasi liikuda. Ja see on üks asi, mis minu puhul meeletult aidanud, et ma olen käinud erinevates klubides, erinevatel sündmustel, kus ma olen tutvunud inimestega, olen olnud osa erinevatest tasulistest programmidest, kus ma olen teiste inimestega võimalik kokku saada ja see on meeletult edasi aidanud. Aga siit lähme siis teeme mõned küsimused ja vastused ka. Mul oli üks hea uudis siis ka nendele, kes on juba liikmed. Et teile on hea uudis see, et see 12 asja, mida koolis ei õpetatud online kursus, tuleb meil kogukonna osaks. Ehk et kui sa oled juba liige, siis ka sina saad sellest osa. Nii et see ei ole eraldi ainult nendele, kes on nüüd uued liitujad, vaid kui sa oled juba liige, siis ka sina saad 12 asja, mida koolis ei õpetatud online kursuse ligipääsu. Nii et selline väike lisaboonus, et see on ka asi, mida meil alati meeldib teha, et tuua veel lisaasju juurde inimestele, kes juba on liikmed ja selliseid põnemaid boonuseid. Aga küsimuste osas. Üks küsimus, mis ma näen, keegi üks, et mul pole krediitkaarti näiteks, siis ole kirjuta teadlik mina @eduakadeemia.ee ja vaatame, leiame lahenduse. Sul on võimalik ka näiteks võtta aastane pakett, siis me saame sulle teha ka näiteks arve, aga kirjuta sellest teadlik mina @eduakadeemia.ee. Ja küsimus, mis näiteks tuli webinari ajal, kui sul on veel küsimusi, siis anna märku. Kas eesmärke olekski siis mõistlik 6 kuu peale seada? Piret, sellega on see mõte. Eesmärkide puhul ma andsin mõtte selle kohta, et pane endale kirja siis need eesmärgid, mis sul on sellised, et sa usud ja suudad järgmise 6 kuu jooksul saavutada. Ja kui sa
kui sa selle saavutad, on ju, siis tähista, aga kas need peavad olema kindlasti 6 kuud, siis 6 kuud on selline periood, kus see on nagu piisavalt lühike, et see tundub sulle usutav, aga samas on piisavalt pikk, et sa jõuad selle nii-öelda ellu viia, kui see on natukene suurem. Sest ma toon ühe näite, mul oli üks eesmärk selline, mille osas ma uskusin ja tundsin, et ma olen suuteline selle järgmise 6 kuu jooksul ära saavutama. Mis juhtus oli see, et 6 kuud hiljem ma olin seisus, kus ma ei olnud seda saavutanud. Aga ma ei pannud endale teadlikult nagu sellist kindlat kuupäevalt selleks ajaks, vaid see oli pigem selline, kas ma 6 kuu pärast suudan. Ja kui ma 6 kuud hiljem vaatasin oma sellele eesmärgi otsa, ma ikka uskusin, et ma suudan selle 6 kuu pärast saavutada. ja selle osas see andis nagu sellise nagu tunde, et see ei võtnud seda tunnet ära, et ma olen täiesti lootusetult, ma ei saavutanudki seda eesmärki, vaid et ma ikka uskusin, et ma suudan. Ja tegelikult mul selle konkreetse eesmärgiga läks lõpuks aega mingi 1,5 või isegi 2 aastat, kui ma lõpuks selle saavutasin. Aga iga kord, kui ma sellele otsa vaatasin, ma uskusin ja tundsin, et ma suudan selle 3 kuuga või 6 kuuga saavutada. Nii et vaata neid eesmärkide aja osas pigem seda, et kas sa suudad, kas see tunne on sul see, et sa suudad selle 6 kuu jooksul saavutada. Mitte siis seda, et sa paned endale nagu tähtaja, et 0,5 aasta pärast ma pean olema saavutanud. Et ma loodan, et see aitas. Ja kui sul on veel küsimusi, siis anna julgelt märku või kellelgi teisel mõni küsimus, anna märku. Üks küsimus, mida ma näen, on see, et millal su järgmine raamat ilmub, ootan suure huviga. Reimo, ilmselt siis lugenud läbi nii 12 asja, mida koolis õpetad, kui ka minu elukutse. Kusjuures sellel aastal mulle endalegi üllatuseks. Kuidas see tuli, oli see, et tegelikult tiim, kes PR asju teeb, ehk siis avalikku suhtlust ja et miks me olen hästi palju olnud viimasel ajal ka erinevaid meediakajastusi nii teles, raadios kui ka artiklite näol, siis on see, et nemad pakkusid välja, et võiks teha ühe raamatu. Ma isegi täpselt ei tea, mis selle nimi saab olema hetkeseisuga, aga seal on suuresti siis erinevad nõuanded selle osas, et kuidas just sellisel kriisi olukorras hakkama saada, mida teha, kuidas teistmoodi vaadata tänast olukorda ja mida nii-öelda siis oma sisemaailmas teha, mida nagu oma tegudes teha ja nii edasi. Et selline raamat on tegelikult sügisel ilmumas. Aga nagu ma ütlesin, see on veel väga-väga värske info ja mul ei oska sulle rohkem selle kohta praegu midagi öelda. Kindlasti me varsti niipea kui midagi on, hakkame selle kohta mingit infot ka välja jagama. Triin ütles, et ootan juba huviga, kui eelmine raamat välja tuleb, pidin rõõmust lakke hüppama, kui selle ostetud sain. Seda on tore kuulda, aitäh, Triin. No loodetavasti saad siis sügisel uuesti rõõmust lakke hüpata. Nii, järgmine küsimus, mis ma näen, on Veronikalt, kuidas hoida üleval motivatsiooni, kui kogu aeg tallatakse jalge alla. Eitavad vastused näiteks, väga raske on motivatsiooni hoida ja tõsta uuesti, kui see negatiivsus selle tapab. See on üks hästi-hästi keeruline ja suur teema. Mõtlen, kuidas sellest alustada. Ma alustan sellest, et kui ma enda elu mõtlen tagasi, siis kui ma alustasin enesearenguga, siis see oli hästi keeruline periood minu jaoks, sellepärast, et ma sain aru, et minu nii-öelda sellises mõttemaailmas hakkasid muutused toimuma. Aga mul ei olnud ette näidata veel tulemusi ja see tähendas seda, et teised inimesed ümber ei saanud aru, et millega sa tegeled, Roland. Mu vanemad ei saanud aru ja mingid sõbrad on ju, et mis mõttes sa nagu kulutad mingisuguseid meeletuid summasid. Ma käisin koolitustel kuskil USA-s ja maksin 1000 eurosid. Ma viimase selle, enne kui see 12 asja raamat tuli, ma koolitustel osalenud üle 100 000 euro väärtuses on minu investeering ja nüüd on siis see raamat 18,90 on ju, 100 000 või siis sa saad 16,95 selle liitud kogukonnaga ja saad raamat on ju. Aga minu nii-öelda siis see meeletu nii-öelda kulu justkui ja nagu tundus nagu ebamõistlik ja inimesed hakkasid küsima, et millega sa tegeled, sa oled hulluks läinud peast. Siis millele ma nagu keskendusin sellel hetkel oli see, et ma püüdsin võimalikult palju leida enda ümber neid inimesi, kes on samal teel, kes on sinna poole ka liikumas, kes on edasi arenemas ja see on üks hea paralleel näiteks toitumisest ka, et kui sa sööd ja saad kätte need vajalikud toiduained, mis su kehale on vajalikud, siis see on palju olulisem kui vältida kõike halba.
ja see oli ka minu puhul üks asi, mis ma tundsin, kuidas mulle andis jõudu juurde, et mul leidsin enda ümber neid inimesi, kes mind toetasid, kes uskusid minusse, kes olid samamoodi teel või kes olid samamoodi alustanud ja nad ei teadnud täpselt, kuhu nad liiguvad, aga neil oli see teekond oli põnev ja seda koos teha oli veel põnevam. Nii et seetõttu on ka tegelikult hästi-hästi oluline näiteks sama see teadlikult õnnelik mina kogukond, et see on koht, kus inimesed on koos, kes soovivad edasi liikuda ja mis iganes viisil püüa leida, Veronika, neid inimesi, kes sind toetavad, kas või see 1 või 2 inimest. Ja teine pool, mis ma tegin, mida oli veel keerulisem tegelikult teha, on see, et vähendada suhtlust nende inimestega, kes sind tagasi hoiavad. Ja ma tegin seda teadlikult, ma vähendasin oma suhtlust oma vanematega ja paljude oma sõpradega ja seda oli väga-väga raske ühelt poolt teha. Aga millest ma aru sain aastaid hiljem, oli see, et see tegelikult tõi mind nendele palju lähemale. Kuidas? Väga lihtne, sellepärast, et kui aastaid hiljem hakkasid tulemused ka välja paistma, mitte ainult minu mindset, vaid see, mis tulemustes ka kajastus, siis need inimesed ühel hetkel said aru, et oota, kuule, sa teed midagi väga erilist ja olulist ja väga ägedat. Ja mis on nüüd minu jaoks väga naljakas, on näha, kuidas nii mu ema kui isa on ühed suuremad fännid, kes jagavad igasuguseid asju, mida ma Facebookis postitan ja paljud tuttavad või sõbrad, kes ei olnud üldse enesearengu teel, järjest tulevad ja küsivad, et Roland, mida sa teinud oled ja kuidas sa seda teed. Nii et Veronika, anna endale aega selle osas ja vähenda suhtlust nendega, kes sind täna tagasi hoiavad ja nad tulevad sinu juurde tagasi, kui on õige hetk ja suurenda siis sellist suhtlust nendega, kes sind toetavad. Ma loodan, et see aitas sind. Ma näen, et küsimus tekkis, et tellisin eridiili, aga kuidas raamatu kätte saan? Kui sa tellisid, siis sa tegelikult oleks pidanud saama kohe lingi, kus on Google Drive'i vorm ja samamoodi sa peaksid saama meili kohe või see on sulle juba tulnud, kus sul on Google vormi Drive, kuhu sa saad fail, kuhu sa saad siis kirja panna selle, et kuhu paki automaati me selle raamatu sulle saadame. Nii et vaata oma e-maili või kui sa oled just liitunud, siis sul peaks olema see vorm lingina kohe veel ka ees. Nii, aga vaatan veel, mis on paar küsimust. Legendaarne küsimus. 2 inimest on seda küsinud, Raimond ja Pillerin ja 3 isegi ja Merle, et elu muutev ja motiveerinud raamat ja parim raamat, mida oled lugenud ettevõtluse ja finantside teemal. Okei. Finantside teemal minu jaoks esimene oligi loomulikult see Rikas isa, vaene isa. Ja tegelikult, mis finantsides veel on olnud üks asi, mis on selline raamat nagu Prosper, 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 Chris Martinson, kus ta räägib erinevatest kapitalivormidest ja see oli minu jaoks ka hästi selline oluline finantsteemaline raamat. Kui ma veel ütlen elu muutev ja motiveeriv raamat, siis minu jaoks on olnud ka Anthony Robbinsi Sisemine jõud näiteks üks väga selline oluline raamat ja siis on selline raamat nagu Napoleon Hilli Think and Grow Rich või mõtlemist muutes rikkaks on väga-väga oluline raamat on minu elus. Nii et need on mõned raamatu mõtted. Nii, aga siit mulle tundub, et me oleme jõudnud tegelikult juba 1,5 tunnini. Ma tahan nüüd veel väikse üleskutse ja vaadata korra seda, et kuidas on. Meil on minu arust päris korralik kogus inimesi, kes on ennast juba kirja pannud, kes on seda võimalust kasutanud, sest ma ütlesin, et ma 50 kiiremale panen siis raamatusse ka autogrammi ja ma tahan siinkohal välja tuua mõned nimed, keda ma näen, et kes on juba meie selle teadlikult õnnelik mina kogukonnaga ja liitunud ja saavad kaasa siis selle raamatu ja online kursuse. Nii et ma tervitan meie kogukonda ja õnnitlen Liina Tiivoja, Anneli Vahtra, Egle Tamm, Lauri Alu, Heli Nõmmik, Danielle Luks, Piret Pohlak, Luule Vahtra, Tiina Vassar, Katrin Taliaru, Inge Õlime Nobel, Katrin Nummert, Ülle Udras, Andi Pokk, Mari Sats, Reet Reban, Piret Bent-Miiling, Kertu Kirsimäe, Kersti Kõrvemaa, Kristo Paju, Triin Roosileht, Merle Sillave, Irina Beelik, Andreas Lesnevski. Nii, kas meil on siin mõni veel? Peaks vist olema küll. Nii, Hedi Kuhlap, Siiri Saava
ja vist ja Kristi Zilensk, nii et palju õnne, olete liikmed ja siit tuleb järjest veel juurde, ma vaatan Liina Peetsu ja Heidi Unt, nii et väga lahe, terve hulk inimesi, et mõned kohad veel on võimalik sellest osa saada. Raamatu soovitused üritusel lehele saan ka lisada ja näed, need tulid juba siia sulle ette Argo poolt kommentaarina, nii et siin nad on. Aga igal juhul, sellega ma võtakski tänase kokku ja veel kord ma tahan öelda, et üks olulisemaid asju kogu selle teema juures on see, et võtta fookusesse 1-2 teemat korraga, mitte rohkem ja nii-öelda ennast järjepidevalt arendada ja vaata ennast jälle üle nii-öelda nagu jooksvalt, et mis on sinu see eluvaldkond täna, mida on vaja nagu rohkem fookusesse võtta, mida on vaja arendada ja samal ajal loomulikult sa võid igat teemat veidikene selle nii-öelda nagu jooksvalt edasi arendada, aga samas on hea hoida nii-öelda 1 või 2 teemat rohkem fookuses ja mida see tähendab on see, et siis lugeda rohkem selle osas, osaleda näiteks koolitustel või vaadata selle teema osas rohkem videosid ja saada nii-öelda selles valdkonnas, ehk mis on see valdkond, kus sa tunned, et täna on nagu kõige nii-öelda suurem valupunkt, et seda nii-öelda arenda edasi ja teine pool loomulikult on see, et mis sa tänasest kaasa võtsid, et siis ka rakenda neid ja kasuta neid, et ma siinkohal võib-olla küsikski ka sinu käest selle, et anna mulle kommentaaris märke, mis on see üks asi, mida sa endaga tänasest kaasa võtsid ja mida sa igal juhul plaanid rakendada. Mis on see üks asi, mida sa plaanid rakendada ja nii-öelda ellu viia sellest, mida sa täna kuulsid. Ja aitäh sulle ka, ma vaatan, Elisabeth kirjutas väga vahva webinar, energiat oli tunda, sain motti juurde mõne olulise teema jaoks, fookuse mõtte võtan kaasa tänasest, väga hea. Et anna julgelt ka sina märku, et mis on see, mida sa siit kaasa võtad ja veel kord suur aitäh sulle osalemast. Ma loodan, et see andis sulle vähemalt ühe asja ja loodetavasti isegi rohkem. Ja nagu ma juba veel ka ütlesin, et kui sa soovid nende teemadega rohkem süvitsi minna, siis raamat, online kursus olemas ja teadlikult õnnelik mina kogukond ja selleks, et sa ei peaks mõtlema, et mida ma nendest valin, siis me tegime sulle võimaluse, kus sa saad kõik need asjad korraga ja 50 kiiremale panen siia raamatusse veel autogrammi ka sisse, mida ma hakkan kohe ilmselt tegema. Nii et aitäh sulle osalemast ja näeme juba õige pea järgmistel veebiseminaridel, järgmistel kokkusaamistel ja loodetavasti meie toredas kogukonnas, kus nüüd peaks olema juba üle 800 imelise liikme, kes kõik soovivad ennast arendada, kes kõik soovivad edasi liikuda oma elus ja mis saab olla parem, kui kõike seda teha koos ja teha seda selliste inimestega, kes ka soovivad edasi liikuda. Nii et aitäh sulle osalemast ja näeme õige pea. Tšau.